Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile. Käesolev video on mida toob märts, nii et vaatame, mis on märtsikuul 2026 aastal meie jaoks varuks, mida sa pead teadma, mis on sinu ellu tulemas. Tegemist on siis valikaart stiilis videoga, valida on siis 3 valiku vahel valik number 1, 2 ja 3. Iga valik saab endale terve posu tarokaarte, oraaklikaarte, samuti siis selle kuu olulised tähemärgid ning ka siit kausikesest võtame siis välja siis märtsikuu olulised kuupäevad, et millal miski juhtub, mis on sellised olulised ajapunktid sinu jaoks või iga valiku jaoks siis märtsikuus. Ja kui sa oled enda valiku siis sooritanud, kui sul võib-olla läheb sellega natuke rohkem aega, ma soovitan alati panna video pausile, sa saad ära tunnetada, ära otsustada, valida võib-olla kivi järgi või siis pildi järgi. Ja kui sa oled enda valiku teinud, siis tea, et siin video all kirjelduses on olemas ka ajamärgid, saad nende peale klikata ja video hüppabki kohe automaatselt sinu valiku juurde, et sa ei pea ise kuskilt otsima. Enne veel, kui ma alustan, ma tahan sulle siis öelda seda, et ka näiteks tiiutarat.ee kodulehel on siis ilmunud äsja selline lugemine nagu, et mida toob kevad, märts, aprill, mai, et kui sa tahad natukene piiluda, et mis need kevade kuud siis sulle toovad, siis sa saad seda teha tiiutarat.ee, seal on ka väga palju teisi lugemisi ja suur aitäh kõigile, kes on hakanud ka Tiiu Tara YouTube'i kanalit jälgima, on pannud ka videole like ja mulle ka kommentaarides andnud märku, kui midagi hästi täppi läinud või meeldinud, nii et kogu südames suur aitäh teile kõigile ja alustame. Valik number 1, tere tulemast, kui sa valisid need imeilusad, sellise musta ja sellise sinakas rohelise või roheka kivikese. Vaatame siis, mis on märtsikuu sinule toomas, mida sa pead teadma, mis on sinu ellu tulemas. Võib-olla sa valisid ka selle kaardi järgi, sinu kaart on siis haldjate kaardipakist. Puhkeõide on selle kaardi siis nimi ja ma jõuan ka iga kaardi tähenduseni. Ja kui sulle see märtsikuu lugemine hästi meeldib või sa tahad teisi lugemisi ka vaadata, siis näiteks tiiutarat.ee kodulehel on mida toob kevad, märts, aprill, mai, selline lugemine asja ilmunud, seal on ka teisi lugemisi, et kui sa soovid piiluda, mis üldse need kevade kuud sulle toovad, et märts, aprill, mai, siis sa saad seda sealt teha, tiiutarat.ee. Järgmine kaart on sul siis kaitseinglite kaardipakk, see on kaart number 5 ja see on klaarsuse ja selguse ingel, siis on meil järgmisest kaardipakist kaart, mis räägib tegelikult elu eesmärgi poole liikumisest, aga samuti läbi suuremate muutuste, et ümberkorraldused või et muutused sinu elus, mis viivad sind lähemale sinu elu eesmärgiga teekonnal. Siis on meil kuu oraaklikaartidest, meil on siis V-elemendis kasvav kuu, see on kaart number 2, selle kaardi nimi on valik. Loomahingede kaardipakist on meil kaart 31 ja see on siis, eesti keeles on selle looma nimi ümiseja, et sa teaksid, aga ta on selline närilise laadne siis loom ja selle kaardi siis sõnum või tähendus on lahtilaskmine. Meil on taros müntide 5 õigetpidi, mõõkade kuningas õigetpidi, meil on mõõkade 8 tagurpidi, karikate äss tagurpidi, mõõkade rüütel tagurpidi ja igale valikule ma tahtsin küll võtta välja 5 kaarti, aga keegi alati peab see eriline olema, kes endale siis rohkem saab ja sul on siis ka see lisakaart on sauade kuninganna tagurpidi ja siin on siis valik number 1 sinu siis märtsikuu olulised tähemärgid, need võtame välja lugemise lõpus, et sul oleks põnevalt ka midagi ees oodata. Aga üldiselt, mis meil siin toimub? Sul on justkui nagu natuke kõike siin, aga kuna meil alustame tegelikult rahast ja tööst ja karjäärist, kuna meil on mõõkade kuningas õigetpidi, mõõkade rüütel tagurpidi, sauade kuninganna tagurpidi ja müntide 5, raha, töö, karjäär. Siuke üles-alla natukene need kaardid on. Müntide 5 on nendest võib-olla kõige, ta ei ole keeruline kaart, aga ta võib olla natuke siuke hirmu tekitav kaart. Ta võib tähendada mingid lisakulutusi, seega ole nagu selles suhtes mitte, ma ei taha, et sa tunneksid ennast kuidagi nagu ärevuses või aga pigem see rahulikult rahaga ümber käimine, see toetab sind selles kuus paremini, sest mõõkade kuningas on kohe kõrval, tema on strateeg, tema mõtleb loogiliselt, ta ei viska oma raha kuskilt suvaliselt tuulde, ta pigem kogub, investeerib, ta keskendub pikaajalistele plaanidele, ta on suhteliselt range kaart ja müntide 5 lihtsalt indikeerib ka mõnikord hirme nagu raha pärast. Müntide 5 ei räägi otseselt, kui palju või vähe meil raha on või et mis tuleb või mis läheb. Ja see kaart räägib nagu paanikast ja hirmudest ja rahaplokkidest ja ta on selles suhtes, ta indikeerib nagu mingisugust varjupoolt või negatiivset poolt, mis on võib-olla siis materiaalsusega seotud
seotud või et need lapsepõlvetraumad näiteks või et meie sees olevad mustrid, mis võib-olla ei loo väga häid rahamustreid meile. Et näiteks väiksena vanemad ütlesid sulle, et raha ei kasva puu otsas või mis sa arvad, et me oleme sul kõik siin rahast tehtud või siis vanemad või et väiksena oli väga palju sellist infot, et rikkad inimesed on halvad, et kuidagi halvustati neid ja siis meil ongi tunne, et nüüd kui ma tahan rohkem raha teenida, siis minu sees hakkab pihta nagu selline alateadlik nagu refleks, et aga ma olen ju siis halb inimene, eks ole, või mind halvustatakse ja nii edasi, eks ole. Müntide 5 räägib nendest traumadest või et tundest, et kogu aeg on midagi puudu või et kogu aeg midagi juhtub ja selles kaardis me lahendame selle ära mitte nii, et me hakkame tööd rügama veel rohkem või et hakkame hullult punnitama ja nagu kuidagi veel rohkem nagu ennast lõhkuma või oma keha või et tervist lõhkuma raha nimel, vaid pigem meil tuleb minna hästi sügavale alateadvusesse, vaadata nagu milles asi, nagu mis point on, kus kohas see tuli, miks mul on pidevalt need hirmud, miks mul on pidevalt tunne, et ma ei jõua mitte kuskile, eks ole, et müntide 5 võib olla selline tunne, aga see tunne on ainult illusioon, et need plokid kohe, kui me need vabastame, siis meie ellu voolab tegelikult väga-väga palju edu. Ja ka müntide 5 tuleb ka üle vaadata, kuidas me suhtume oma töösse või rahasse, kas ma olen pidevalt väsinud või stressis või hirmunud või ärevuses. Meil tuleb nagu hästi teadlik olla iseendast, enda käitumisest, sest see, mida me nagu universumile välja anname, seda me ka enda ellu nagu rohkem saame või enda ellu ka nagu tõmbame. Ja müntide 5 on puudu, mul on puudu, ma ei saa, eks ole. Ja meil tuleb lõpetada see korrutamine enda sees ka nagu ära, et sellega me loomegi pidevalt nagu sellist raskustunnet või puuduse tunnet. Ja müntide 5, tead, see kaart tuleb välja ka nendele, kes on reaalsed miljonärid, kellel on 5 villat, kuskil on ju üle terve maailma ja järsku 6. miljoni villa jaoks enam raha ei jätku ja siis hakkab pihta, issand jumal, ma olen nii vaene ja mul ikka pole raha. Tegelikult ju on ju. Ja see ongi selle kaardi point, et tegelikult on ju kõik hästi. Tegelikult ju on kas küllust või raha või ka toredaid suhteid ja emotsioone ja toredaid hetki meie ümber on nagu palju, aga müntide 5 me ise nagu kuidagi näeme elu nagu mustades toonides või et miski meie sees on pidevas mingisuguses ebastabiilsuses või ärevuses, mis tekitab seda lainetamist ja kõikumist. Ja müntide 5 kord on, siis ei ole ja üles ja alla ja must ja valge ja külm ja kuum ja niimoodi see tsükkel meil nagu käib ja kohe, kui on tunne, et hakkab hästi minema, oled sa võib-olla kogenud seda enda elus, et kohe, kui sul on tunne, et sa hakkad saavutama midagi või hakkab hästi minema, kuskil hakkad välja jõudma, siis midagi juhtub. Ja see võib olla ka paarisuhetes või eriti nagu lähisuhetes ka, et müntide 5 ongi nagu ka suhetes natukene nagu selline toksiline või ebastabiilne kaart, aga siia ma kohe nagu jõuan jällegi kergesti lahendatav. Igas eluvaldkonnas on väike kaart, ta ei räägi mingitest suurtest stressidest, mõnikord me mõtleme need hästi üle, aga rahaliselt müntide 5 õigetpidi mõnikord indikeerib, et mingid ootamatud väljaminekud võivad tekkida. Seega mina koguks oma raha, ma hoiaks seda kinni, ma igast nagu suvalist asja endale see kuu nagu ei ostaks, ma oleks väga teadlik, et kuhu ma raha nagu paigutan ja Mõõkade kuningas ongi siis kõrval see väga-väga hea strateeg. Mõõkade kuningas ja ka meil on ka nagu tööga karjääriga seoses väljas ka Sauade kuninganna tagurpidi. Sauade kuninganna, Mõõkade kuningas, Mõõkade rüütel, need on väga head rahakaardid ja väga head töökaardid. Ja Mõõkade kuningas võib olla ka lepingu siis allkirjastamine või et uus töökoht peale võib-olla sellist ebastabiilset perioodi selles müntide 5, sest ka Mõõkade rüütel indikeerib nagu mingisugust läbirääkimist, et need võivad olla palgaläbirääkimised või tööintervjuud ja see läheb sul väga-väga edukalt. Ja tead, Mõõkade kuningas ja Mõõkade rüütel, nemad on töös ja rahas karjääris sellised, et tasa sõuad, kaugele jõuad. Mõtle kõik läbi, uuri kõik läbi, igat suvalist asja ei ole mõtet osta, igasse suvalisse kohta ei ole mõtet investeerida või et kandideerida nii-öelda, et nad on väga strateegilised ja rahulikud ja tark ei torma tegelikult nendes kaartides ja siis sa oled kuu lõpus ka väga-väga õnnelik, et sa kuidagi nagu jõudsid heasse kohta välja. Sauade kuninganna on ka väga-väga hea karjäärikaart ja tihti indikeerib ameti kõrgendust või et paremaid nagu valikuid ka tööalaselt, rohkem tähelepanu ja isegi nagu sellist au ja kuulsust ja et me saavutame Sauade kuningannas väga-väga palju. Ta on ilus, kreatiivne, ta on loominguline, tal on ägedad ideed, ta tuhiseb igale poole, kõiki ta teab, kõigile ta meeldib ja see oled sina tegelikult siis selles kuus. Sauade kuninganna on tagurpidi
mis siis indikeerib mitut asja. Kas me alahindame ennast? Mina ikka ei saa ja mul ikka ei ole võimalik saavutada ja kus mina ikka nüüd sinna välja jõuan. Kui me alahindame ennast, me mõnikord oleme ka ära unustanud enda sära ja enda enesekindluse ja kui ägedad me oleme ja kui suuri ägedaid asju me võiks elus teha. Ja kolmas asi selles kaardis tagurpidi on see, et ta on mõnikord lihtsalt väsinud. Ta on ennast üle töötanud ja üle pingutanud, sest ta ei oska nagu ära ka lõpetada või pause teha ja võtta endale nagu aega enda jaoks. Ja siis ta väsitab ennast nagu ära ja siis hakkab kõik pinda käima ja siis ei viitsi enam nagu midagi teha. Selleks, et seda stressi levelit nagu vältida, tulebki sul õppida selle kuu jooksul ka võtma aega iseendale, tegemagi need pause, võib-olla magad rohkem, jalutad looduses, et maandad ennast. Sest tegelikult potentsiaalselt karjääris justkui on väga-väga head kaardid, eks ole, meil on Saude kuninganna, mõõkade rüütel, mõõkade kuningas, tegelikult kombona kõik koos üliedukad, väga tugevad, targad, ka nagu sellised silmapaistvad, eks ole. Mõõkade kuningas võib olla ka oma ala ekspert, kes sinust ongi saamas oma ala ekspert, et sul on ka aeg nagu hakata teisi õpetama või et koolitama või et paljud inimesed võivad tulla sinult nõu küsima ja kui sa ise ei tea, mida teatud eluvaldkonnas mingi otsusega teha, sest sul on ka see valikukaart, eks ole, siin, et peab valida kahe asja vahel, see on kaart number 2, kas see vana töökoht või uus või kuhu siis minna või kuhu kolida või mida teha, siis mõõkade kuningas on mõnikord ka väga hea nõuandja. Ta on selline neutraalne kolmas osapool, kes lihtsalt annab meile väga-väga sellist kvaliteetset ja head nagu nõu, nii et ära karda nagu küsida. Et mõõkade rüütel ka tagurpidi ta nagu toetab nagu sellist väga häid vestluseid, info liikumist, arutamist, asjade nagu läbirääkimist ja arutamist ja mida rahulikumalt me seda teeme ja mõnikord mõõkade rüütlis on see, et me peame mitu korda sama asja arutama, mitu korda rääkima, mitu korda nagu kuidagi siis ideid põrgatama ja siis, kui me 100 korda oleme rääkinud, siis järsku tuleb see hea mõte või et see hea idee. Nüüd alternatiivselt, enne kui ma ka sinna toredamate sõnumiteni tulen, räägime siis selle ka ära. Mõõkade rüütel võib olla eriti tööalaselt, aga see võib olla ka sõprusringkond. Mõõkade rüütel on igavene klatsija, tagarääkija ja kuulujuttude levitaja. Ta on draama, et kui sul on tunne, et keegi sinu sõprusringkonnas või töökaaslaste seas tekitab nagu pidevalt mingisugust nagu sellist draamat, ta käib ja plämiseb kõigile kõike või sul on nagu mingisugune kõhutunne, et inimene räägib sulle kõiki taga, siis tea, et kui su kõhutunne juba nagu häirib või midagi kripeldab, ta räägib tegelikult ka sinust, eks ole. Ta kuulujuttude levitaja selline, kes käib ja pläkutab igal pool ja mõnikord käib ja korrutab nagu teiste juttu veel nagu, et lubab, et ei räägi välja, siis räägib, et tuleb olla lihtsalt väga skeptiline ja väga ettevaatlik selliste inimestega, sest mõõkade rüütliga ühel hetkel, et kui me lähme ise ka selle draamaga nagu kaasa, siis see tõmbab meid nagu oma võrku, et lihtsalt igaks juhuks ma seda ka ütlen, tal on nagu igal kaardil mitu nagu külge, eks ole, sellel mõõkade rüütlil. Aga kui on vaja vaielda ja enda ees seista või et midagi selgeks rääkida või inimestele selgitada olukorda, siis see mõõkade rüütel on sinu jaoks väga-väga hea. Lihtsalt tea, et võtta hästi rahulikult, et mõõkade rüütel tagurpidi see on tark ei torma. Igatepidi mõõkade rüütel ta peab õppima maha rahunema, ta peab õppima üks asi korraga, natukene elu elama, mitte niimoodi tuhisema nagu 100 kohas korraga. Ja kogu selle draamakaardi kõrval meil on ka Saude kuninganna tagurpidi, mis mõnikord indikeerib kadedust sinu suhtes. Sest Saude kuninganna on väga ilus ja väga särav või et kas keegi on kade sinu välimuse peale või sinu suhte peale, sinu kodu või asjade või sinu karjääri peale. Ta on ka hästi tihti ka karjääriga seotud kaart, aga ka välimusega seotud kaart. Et kui sa tunned, et keegi nagu kade või teeb nagu sellise komplimendi, mis tegelikult ei ole nagu kompliment, eks ole. Või see torkab sind mingil viisil või teeb nagu nalja su üle või et oi, et see oli lihtsalt nali, aga tegelikult sa ei naera, et sul ei olnud hea olla seda nagu kuulda, siis ka selliseid asju võib nagu ette tulla. Ja miks need juhtuvad, on selleks, et su silmad avaneksid selle inimese käitumise suhtes. Et me ei jääks nagu tallamatt veel edasi temaga suhtlema. Saude kuninganna on sul tagurpidi, mis mõnikord tähendabki seda, et jälle ta ütles mulle halvasti, aga äkki tal oli ka ikka raske päev ja tal oli raske lapsepõlv ja ma ikka mõistan teda ja ma ikka andestan ja et ma ikka veel aitan ka teda ja et sul on hea süda ja sa üritad nagu mõista või me tahame kõik inimestest tegelikult head näha ja keegi meist ei taha selle negatiivsusega, et teiste poolt tegeleda. Paraku need kaardid on siin väljas, sellepärast ma pean seda ütlema, et
Sauade kuninganna ühel hetkel, kui me laseme nagu piisavalt kaua enda peal talluda, siis tead, mis meil tekib viha. Me lähme nagu reaalselt vihaseks või see trots või vimm hakkab meie sisse nagu tekkima selleks, et seda ennetada. Kas tuleb piire seada, paika panna, minema jalutada, ei öelda lihtsalt, et ei, sa ei saa enam aidata teda või et ei, sa ei kohtle mind enam nii. Et sauade kuninganna ühel hetkel peab nagu aru saama, et enese väärtuse latti nagu üles tõstma, rusikaga lauale lööma, ütlema, et mulle nii ei sobi. Ja selle kaardi kõrval vähemalt on see mõõkade rüütel tagurpidi, mis mõnikord aitab mitte kiirustades kellelgi nägu täis sõimata, vaid pigem nagu rahulikult, ta kogub oma mõtted ja siis ta ütleb ka need nagu välja, et seab need nagu piirid või paneb paika ka selle edasise nagu strateegia. Et jah, need on paraku need teemad, mis sul valik number 1 siin esile nagu kerkivad. Räägime headest asjadest ka. Väga hea armastuse kuu esiteks sulle. Meil on karikate äss väljas. Karikate äss indikeerib uut armastust ja armumist vallalistele. Karikate äss on nagu selline kuidagi ülevoolav õnn ja rõõm, et hästi nagu selline lähedane, sügav armastustäis kaart. Vallalistele ta siis ennustab kedagi uut või et tunded löövad nagu õitsema või süda nagu puperdab sees ja oled väga õnnelik, et armumist või et uut silmarõõmu on siin nagu näha. Ja see tuleb natukene läbi ka selle, et meil on vaata see ümiseja kaart sellest loomahingade kaardipakist ja selle kaardi sõnum on see, et meil tuleb rohkem lahti lasta või et kui olla spetsiifilisem, on aeg lahti lasta, eks ole, on selle kaardi peal kirjas ja siin selle ümise ja käppade vahel on üks suur punane süda. Et me peame sellest mineviku jamast ja mineviku valust või mineviku inimesest või suhetest nagu hästi ennast puhastama ja lahti laskma. Võib-olla ka mingid draamad, mis inimesed meile võisid tekitada või et inetult öelda, et see ongi nagu selline puhastuskuu sinu jaoks ja hea uudis on see, et meil on karikate ässas ka keegi uus siit on ju tulemas. Kes on suhtes karikate äss tähendab siis üle pea kaela ikka jälle me armume uuesti enda partnerisse, ta on nii lähedane, nunnu, romantiline, armas, sügav, toetav, hästi nagu selline rõõmus kaart tegelikult suhetes. Ja võib-olla me ei ole ammu nagu kvaliteetaega koos veetnud või midagi toredat koos ette võtnud. Karikate ässaga nüüd on aeg, vaata kevad ärkab ja tärkab ja on aeg ka meie südametel ja romantikal uuesti ärgata ja tärgata. Seega karikate ässa see siis tasub nagu sellist plaani võtta ja reaalselt nagu hästi keskendudagi teineteisele ja midagi toredat koos nagu ette võtta. Karikate äss alternatiivselt mõnikord ennustab ka lapse sündi. Karikate äss, kui me räägi üldse suhetest, siis ta ennustab ka rõõmusõnumeid midagi või et mingi uus algus või et mingi uus uks, mis avaneb või et mis tekitab meile hästi palju õnne ja rõõmu. See võibki olla tööpakkumine või tööga seoses sul on tegelikult mõõkade kuningas, mis indikeerib mingisugust uut töökohta või et lepingu sõlmimist. Sauade kuninganna, see võib olla ameti kõrgendus või et enda äriline edu või enda äriga alustamine, eks ole. Mõõkade rüütel tagurpidi, mis on väga hea sorav esineja, nagu tööintervjuude kuidagi, ja siit on oodata nagu head uudist. Seda tähendab ka karikate äss, et issand jumal, ma ei arvanud, et ma sellise asja saaks, appi kui õnnelik ma olen. Et sellised head uudised on tulemas selle kuu vältel ja karikate äss et ta nagu tähendab ka sellised rõõmusõnumid perekonnas, et keegi nagu sugulastest, tuttavatest või lähedastest sõpradest saab nagu perelisa või et on lapseootel või kellelgi on uus kodu või ka sul endal võib olla uus kodu, et sellised toredad nagu rõõmusõnumid, et karikate äss on väga-väga nagu lähedane ja armas kaart. Ja ka hea uudis nagu neile, kes on tõesti tundnud, et inimesed ei ole neid hästi kohenud, sest müntide 5 tähendab toksilist inimest meie elus. Mõõkade rüütel on draamatseja tagarääkija meie elus. Sauade kuninganna tagurpidi, see on kade ja vastik meie elus, eks ole. Ja see on hea uudis on see, et sul on see ümiseja kaardikene siin, mis ütleb, et nüüd on aeg nagu lahti lasta, et sa tõesti puhastud ja lased lahti. Sa võid isegi märgata, kuidas kuu läheb edasi ja aina õnnelikumaks sa muutud, aina rahulikum ja õnnelikum ja kuidagi võib-olla uued sõbrad selles karikate ässas ja uued inimesed sinu ellu nagu tulevad. Ja siin on nagu rõõmu on tõesti palju. Nüüd üks teema, mis siit ka veel välja tuleb, meil on mõõkade 8 tagurpidi, mille peal on siis haldjate kaardipakis see klaarsuse
kaart või tähendab kaitseinglite kaardipakis klaarsuse kaart, see on kaart number 5 ja nad mõlemad tähendavad sama asja, klaarsust ja selgust, mõõkade 8 tagurpidi ja siis see kaart nagu siin. Et kõik sellised olukorrad, kus me oleme mõelnud, et miks ta niimoodi käitus, miks see niimoodi juhtus, ta ei vasta, ta ei räägi minuga, mul on täiesti kõik küsimärke on pea täis, siis sa saad selle informatsiooni, sest nii mõõkade kuningas kui ka mõõkade rüütel, nemad toovad selle info meile, selle puudu oleva pusletüki, nad toovad meile teadmisi, nad toovad info, võib-olla keegi lobiseb sulle kogemata selles mõõkade rüütlis selle välja, võib-olla sa näed internetist midagi. Mõõkade kuningas ongi väga aus ja selge ja sirgjooneline nagu kaart, et ja sa saad selgust, et need teemad või suhted või inimesed või olukorrad, mis on olnud nagu hektilised ja segased või et sul on tunne, et täielik sasipundar ja sa oled hästi ärevuses sellest, ka see sasipundar lahendab ennast, harutab ennast lahti, sa saad seda selgust, sa saad klaarsust, sa saad teada, sa saad edasi liikuda. Ja klaarsus ka nagu pikaajaliste plaanide tegemisel, sest mõõkade kuningas õiget pidi, tema ei mõtle ainult kuu aega ette või 2 kuud või aasta, tema mõtleb reaalselt 5 aastat, 10 aastat, 15 aastat, tal tekivad eesmärgid, tal tekib siht silme ette ja need on väga suured ja võimsad eesmärgid, kuna see on ju kuninga siis energia, eks ole. Ja mõõkade kuningas on nii hea nagu plaan ja nii hea strateegia, et kui me tegutseme hakkame, see suhteliselt kiiresti meid ka eduni nagu viib. Sa lõpuks, vaata, eriti kui sa oled tundnud valik number 1 ennast sellises punktis, et ma ei tea, kes ma olen ja mis ma enda eluga teha tahan ja mulle ei meeldi mu töö ja suhted ja aga mida ma siis nagu tegema peaks, ma ei tea, siis tea seda, et märtsikuu nagu vältel sa saad teada, et sul tekib see nagu rahu ja see selgus ja saad ka mingit infot teatud inimeste kohta, teatud olukordade kohta teada, mis aitab sul ka nagu uuesti rahu maa peale nagu tuua nii-öelda. Mõõkade kuningas on alternatiivselt väga hea kaart ka õpinguteks, kuna ta on väga hea ajukaart, eks ole, need võivad olla mingid online kursused või loengud või et ka lähed kuskile akadeemiliselt kuskile õppima koha peale, et mõõkade kuningas on väga-väga intelligentne ja tark, eks ole. Ja üks teema veel, meil on ka välimuse õide puhkemine, kuna sinu esimene kaart on siiski haldjate kaardipakist puhke õide. Meil on ka viimane kaart Sauade kuninganna, mis väga tahtis sulle siia tulla. Sauade kuninganna on ka väga ilus ja väga selline ekstravertne ja välise iluga seotud ja õide puhkemisega seotud kaart. Seega palju õnne. Sa tõesti nagu lööd õide selle märtsikuu vältel ja selle haldjate kaardipaki siis kaardil on siis kirjas niimoodi. Lootos lille haldjas ütleb sulle, et õpi kogemustest ja lase sisemisel valgusel särada oma või teiste ebaselgetele eluvaldkondadele. Mis järgi meil tuleb, mis asi? Klaarsus ja selgus, eks ole, ebaselged eluvaldkonnad ja see sisemine valgus või sisemine teadmine või lõpuks ometi sa saad selle nagu info teada ja see on niivõrd, mul on tunne, et ka keegi teine võib sind hästi nagu aidata, et annab sulle ka nagu head nõu või head informatsiooni, sa paned selle pildi kokku ja teed nagu häid otsuseid edaspidi nagu ka, aga puhke õide, see kaart räägib ka mulle sellest välisest ilust. Kui sa tahad kogu garderoobi välja vahetada, jah, müntide viiekene meil on siin natukene all, eks ole, rahaga tuleb natukene nagu mõelda läbi, et mida osta, mida mitte, aga samas nagu uus soeng, uued riided, uus sina, võib-olla ka trenni tegemine või trenni minek või sporti minna ja toitumine või et tervislikkus ka selles vallas absoluutselt nagu mida rohkem ka see mineviku mõttetud suhted ja see ebaselgus või see stress ära nagu kaavad, seda rohkem sa nagu õide lööd ja et sa oled väga-väga ilus ja atraktiivne juba praegu ja selle märtsikuu jooksul aina ilusamaks lähed. Ja tasubki enda välimust turgutada, välimust poputada, ennast hellitada väga ja kui sul tulevad nagu tühja koha pealt nii-öelda sellised ideed, et tahakski värvida juuksed ära järsku või hoopis uusi riideid kanda, siis absoluutselt tee seda, et uus identiteet, see läheb selle uue energiaga kokku, mida sa siin tegelikult selles karikate ässas oled avamas. Ässad on ju kaardid number 1, et nad avavad nagu uue ukse alati nagu meie elus. Ja Sauade kuninganna ka räägib eputamisest ja edvistamisest ja välisest ilust, aga väga positiivses võtmes, et
Saudi kuninganna, see on tema nagu pealiskiht, ta on väga atraktiivne, väga seksikas, väga ilus, väga kaunis, kõigile ta silma jääb, kõigile ta meeldib ja see oled sina. Sügavam kiht on Saudi kuningannal enesekindlus, eneseväärtus, enesearmastus. Me ei lase enam oma latti alla. Kui sa minuga halvasti käidud, head aega. Kõik mulle aitab, mine arene kuskil nurga taga. Kui mulle pidevalt tööalaselt luuakse negatiivset tööõhkkonda ja mind ei kohelda hästi, head aega, ma lähen minema siit, ma ei hakka siin lömitama või et veel kuidagi üritama seda olukorda parandada või näidata ennast veel paremas valguses. Ei, Saudi kuninganna õpib nagu rusikaga lauale lööma ja piire seadma ja ei ütlema ja ära minema olukordadest või suhetest, kus teda ei kohelda tegelikult hästi. Ja müntide 5 mingil määral indikeerib seda, et enne ma rääkisin rahaliselt on ta lihtsalt rahahirmud ja rahapaanika, mingisugune ilge ülemõtlemine käib on ju selles müntide 5, mis veel omakorda loob nagu sellist rahalist plokki või et on tunne, et aina hullemaks läheb, tegelikult ei lähe, on ju. See tuleb endal lihtsalt lahendada enda sees need nagu hirmud ja ärevused ära või et otsa vaadata või et aru saada, kus kohas see tuleb. Kui me hakkame tegelema sellega, siis tegelikult see hakkab ka muutuma, et see ei istu enam meie alateadvuses, et me saame teadlikuks nagu sellest. Teine asi müntide 5 nagu suhetes, eriti paarisuhted, aga ka perekond ja lähedased sõbrad. Müntide 5 on nagu toksiline inimene meie elus. Külm ja kuum ja tahan ja ei taha ja kord on hea tuju, siis on halb tuju ja kuidagi hästi nagu üles alla ja tal nagu kõik käib. Ja siis meie oleme sellest müntide 5 lõpuks väga nagu läbi solgutatud. Me ei saa enam ühel hetkel aru, et mida me valesti teeme või kõik on jälle meie süü ja vaata, kui sa tunned, et sa oled sellises kohas, siis tea, et see ei ole normaalne tegelikult. Et meid on ka ise pandud nagu üle mõtlema, nagu ja müntide 5 siis tähendab võib-olla, et keegi inimene või inimesed meie elus, kes ei mõjuta meid väga hästi, tekitavad ebatervislikkust, eks ole. Ebatervislikkus müntide 5 võib olla ka kehaga seotud toitumine, liikumine, et me ei maga enam hästi, et me keha ei suuda ärevusest maha rahuneda enam, on ju, võib-olla siis tahame toiduga kuidagi seda olukorda leevendada, et meil tuleb nagu hästi enda sisse vaadata, sest kui müntide 5 tuleb õiget pidi välja, siis miski vajab tervendust. Osadele on see rahablokid, osadele on see terviseteemad, eks ole, või et kompulsiivne käitumine müntide 5, eks ole, et ma ei tegele probleemidega, ma haaran nagu mingisuguse toiduaine järgi. Ja siis number 3 osadele teist on see siis suhetes, et meie elus on inimene, kes reaalselt tekitab nii palju negatiivset emotsiooni, et see paneb meid nagu ka siis ise psüühiliselt väga nagu kõikuma, meil endal tekivad ka tujud, kord olen õnnelik, siis jälle nutan ja et see ebastabiilsus tegelikult ei ole normaalne, et meil tuleb nagu hästi sellele otsa vaadata. Ja sellepärast sul ongi see valikute kaart ka siin väljas. Paljud sellest kuu oraklikaartidest, paljud teist valivad nagu 2 töökoha vahel või et hakkavad nagu strateegiliselt mõtlema, et kuhu nüüd edasi või et sul võib nagu ilmutada üldse nagu mingisugune uus töökoht, kuhu sa nagu minna tahad või et uus karjäärirada, võib-olla sa õpidki midagi uut selles Mõõkade kuningas, eks ole, et tuleb valida nagu kahe nagu tööalase nagu suuna vahel, on ju. Teine asi, valik, see võib olla ka vallalised eriti teile, et kas ma jään selle vana energia külge rippuma või ma julgen selles karikate ässas ikkagi uue raja nagu avada ja ka nagu armastada uut inimest, armastada ka iseennast, armastada ka elu, kas ma julgen oma südame avada, valik on nagu sinu, kas sa jääd vanasse energiasse kinni või lähed edasi, keegi sinu ees seda valikut ära ei tee ja keegi sind ka ei sunni seda tegema, sa võid istuda igavesti selles mugavas vanas kohas, on ju, et see on sinu valik. Sest sa elad vaba tahte maailmas, kõik on sinu valik sinu elus, on ju. Aga point on selles, et sa pead nagu teadliku otsuse tegema, mitte rippuma kuskil 2 vahel. See on alati valikukaartide põhipoint. Ja miks sa tunned, et su elu on segaduses ja katkine ja ma ei tea, kes ma olen ja mis ma üldse siin elus tegema pean. Miks sa oled nii suures segaduses on see, et sa ei otsusta mitte midagi ära. Sa lihtsalt ootad ja sa ei valigi, eks ole, nüüd ma õpin seda või lähen sinna tööle või kolin hoopis sinna või hakkan sellist trenni tegema, teen hoopis nii. Et kui me lükkame pidevalt seda otsuste vastutust endalt nagu ära, siis ühel hetkel me jäämegi kuskile nagu sellisesse nõiaringi või nagu ootuse energiasse, eks ole, kinni. Et nüüd sul tuleb hästi tubli olla, võtta ennast kokku ja teha need valikud ja teha need nagu otsused.
ja võib-olla keegi ka väga aitab sind, sest Mõõkade rüütel tagurpidi ja Mõõkade kuningas õigetpidi, need on hästi nagu sellised head nõuandjad meie ümber, kes on võib-olla sama asja teinud nagu läbi või annavad meile head infot, et nad on teatud nagu sellised oma ala eksperdid. Ja mõnikord ka, ma tulen tagasi selle sõnumi juurde, et Mõõkade rüütlis mõnikord meil on vaja ühte sama asja rääkida reaalselt 100 korda. Või et nämmutada või rääkida või arutada või enda peas kedrata. Mõnikord ongi vaja mitu korda sama teemat ja siis ühel hetkel me saame nagu aru, et see mõnikord võtabki aega, et kõik asjad ei tulegi niimoodi kohe, eks ole, klõps ja valmis, on ju, et anna endale aega nagu see, et tõesti nagu tunnetada ja mõelda ja kaaluda variante, aga ühel hetkel sa pead selle otsuse nagu tegema, et sul tuleb nagu see valik teha, edasi minna. Vahet ei ole, mis sa valid, aga oluline on see, et sa võtad selle vastutuse ja teed selle otsuse. Ja siis meil on ka väga-väga imeilus kaart, see on tegelikult peaingel Miikael, keda on kujutatud siin sellises lillakas-roosakas lavendli-lillase valguses. Ja tema ütleb sulle nii, kõrgemad jõud juhivad sind ja annavad sulle julgust teha elumuutuseid, mis aitavad sul tööd teha oma ühe suure elu eesmärgi rajal ja selle nimel. Ehk siis siin on elu eesmärgi leidmist peale sellist segadust tekitavat ja errorite rohket perioodi, kus sul on tunne, et rahaga on ligadi-logadi, müntide viies, Mõõkade 8, ma ei tea üldse, kes ma olen, mis ma tahan, eks ole, hästi palju nagu sellist segadust ja ebastabiilsust ja nüüd hakkab tekkima see selgus ja klaarsus, siht tekib silme ette, uued eesmärgid tekivad, sa ka ise valid väga-väga hästi, sa lähed edasi nagu julgelt, vaata see kaart annab sulle julgust, see courage, ehk siis julgus on üks ka nendest märksõnadest nagu sellele kaardil, nad annavad sulle julgust tegelikult muutagi enda elu ja tehagi uusi ägedaid otsuseid ja tea, et see viib sind nagu edasi. Elu eesmärke meil on mitu, alati oleme endale võtnud, et teatud vanusest, teatud elu etappidest meil on erinevad mingisugused hingeteekonna, mingid punktid ja õppetunnid ja ka nagu eesmärgid, eks ole, mida täita. Ja sa oled avamas ühte uut siin ja see on rohkem sinu südamega seotud, et karikate äss on see kaart, mis meil on siin ootel nii-öelda. Ja see on seotud nagu südamerajaga, see on seotud suhetega, armastusega, tunnetega, oma südame kuulamisega, oma südame töö tegemisega, mis alati toob meile palju raha. Et mida sinu süda ütleb, kas sa tahad tegeleda vaimsusega, esoteerikaga, kas sa tahad õppida midagi uut, äkki sa tahad kolida ära, äkki sa tahad reisida, äkki sa oled valmis nagu uueks suhteks, eks ole, et sinna poole, kuhu süda kutsub, see ongi nagu kõige õigem, et sa hakkad nagu kuidagi rohkem avatuma südamega elama peale seda, kus ma näen valik number 1, et sind tõesti inimesed ei ole elu jooksul väga hästi kohelnud, et kas nad on kadedad su peale või draamatsevad või lihtsalt ebastabiilsed müntide viis, nagu, ja nad elavad sinu peal nagu ennast välja ja võib-olla ka see uus rada on ka see karikate ässas, et sa armastad lõpuks ka iseennast piisavalt, et sa ei ole enam nagu nende energiaga seotud või et sa ei ole nende poolt enam lükata tõmmata ja see on ka tõeline julgus nagu teha see valik ja võib-olla minnagi natuke üksinda edasi või eemalduda teatud inimestest, kes on ka väga palju võib-olla selline turvatunnet meie ellu nagu toonud ja siis ongi nagu tunne, et ebaturvaline müntide viies on ja õigetpidi võib olla nagu nendest lahkuda või eemalduda. Aga see on valik, mis me teeme enda nagu südame heaks ja enda siis emotsionaalse heaolu nagu heaks, eks ole, et armastame iseennast karikate ässas ja asetame ka lõpuks ameti iseennast esikohale, mitte ei jookse kogu aeg teiste järgi, on ju. Vot niimoodi, valik number 1, võtame ka siis sinu märtsikuu olulised tähemärgid. Siin laua peale on sul siis Mõõkade kuningas, tema on siis kõik meessoost õhumärgid, need on siis kaksikud kaalud veevalaja, siis sul on Mõõkade rüütel, mis ka esindab kõiki mõlemaid, nii meessoost, naissoost õhumärke, kaksikud kaalud veevalaja ja siis meil on sauade kuninganna, mis on kõik naissoost tulemärgid, jäär, lõvi, ambur, nii et päris palju inimesi siin juba on. Ja lisaks on meil siis tähemärkidest neitsi, ma analüüsin ja jäär, ma olen. Ja lisaks siis valik number 1, võtame siis sinu märtsikuu olulised kuupäevad, et millal miski juhtub või sinu ellu tuleb, mida sa pead teadma ja mis on sellised olulised ajapunktid ja seni, kuni ma neid siin siis avan. Siis ma räägin sulle sellest, et tiiutarot.ee kodulehel on siis mida toob kevad, märts, aprill, mai, selline lugemine juba üleval, seal on ka mida toob aasta 2026, et kui sa tahad piiluda, mis see kevad sulle toob või see aastaring sulle toob,
toob, siis sa saad seda vaadata tiiutarot.ee ja seal on ka väga palju teisi lugemisi, seal on armastuse teemad ja rahateemad ja tööteemad ja üldse eluteemad, et kui sa tahad siis ka rohkem neid lugemisi vaadata-kuulata, kui see lugemine sind hästi kõnetas, siis sa saad seda teha tiiutarot.ee. Aga valik number 1, sinu siis märtsikuu olulised kuupäevad on 4. märts, 7. märts, 8. märts, 14. märts, 16. märts, 17. märts, 18. märts, 19. märts, 23. ja 29. märts. Vot niimoodi valik number 1 ja siis oli sulle. Ma loodan väga, et see aitas sind, andis sulle palju mõtteainet. Ma loodan, et see tuleb hästi vinge, tore, mõnus, vahva, imeline märtsikuu. Ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau! Valik number 2, tere tulemast. Kui sa valisid need imeilusad tumesinise ja musta siis kivikese, vaatame, mis on märtsikuu sinu ellu toomas, mida sa pead teadma, mis on olulised siis sõnumid sulle ja võib-olla valisid ka selle kaardi järgi. Sinu kaart on siis haldjate kaardipakist Soovi targalt on selle kaardi nimi. Ja muide ka tiiutarot.ee kodulehel on siis selline lugemine nagu mida toob kevad, märts, aprill, mai ka siis äsja ilmunud, et kui sa tahad üldse neid kevade kuude nagu energiat rohkem ette piiluda, siis sa võid seda teha tiiutarot.ee. Järgmine kaart on siis sul kaitsehingade kaardipakist kaart number 30. See on hingesugulaste energia, siis on meil järgmine kaart, mis räägib kõrgemate jõududega rohkem koostöö tegemisest ja nende poolse abiga nagu vastuvõtmisest. Kuu oraaklikaartidest on meil kaart number 24. Selle kaardi nimi on Mask ja meil on loomahingade kaardipakist number 44 ja see on musta pantri hing ja see kaart räägib enda isikliku jõu ja võimu uuesti tagasi kutsumisest ja nagu sellega siis ärkamisest. Meil on taros õiglus õigetpidi, karikate 7 tagurpidi, mõõkade 5 õigetpidi, saatan tagurpidi ja karikate kuningas tagurpidi. Ja siin on siis valik number 2, sinu siis märtsikuu olulised tähemärgid, need siis võtame välja lugemise lõpus, et sul oleks ka põnevalt siin midagi ees oodata. Aga üldiselt sul on ka natukene justkui nagu kõike siin selles märtsikuus. Meil on armastuse kaardid nagu karikate kuningas ja see hingesugulaste kaart. Ja hingesugulased võivad olla ka meie sõbrad, absoluutsed perekonnaliikmed. Mõnikord hingesugulane on ka meie kass või koer või hamster. Aga siin on siis reaalselt kujutatud sellel kaardil ikkagi nagu sellest paari suhte temaatikat, et rohkem nagu sellele rajale siis läheb. Ja samuti sul on ka väga head töö- ja karjäärikaardid, eriti õiglus õigetpidi ja absoluutselt saatan tagurpidi ka indikeerib sellist tervenemist, raha on saatanal palju, aga õiglus õigetpidi, vot see on üks korralikult hea kaart, ütleme niimoodi, et alustamegi tööst. Õiglus õigetpidi. Õiglus räägib uute tehingute tegemisest ja lepingute sõlmimisest, et tal on väga nagu tugev tähendus, et kui me kuskile alla kirjutame, siis see on ülisoodne ja ülihea. Igasugused ostud, kui me ostame midagi, maksame midagi, plaanime midagi, bookime midagi kuskil online'is, internetilepingud, telefonilepingud, igasugused töölepingute sõlmimised, lepingulisad ja läbirääkimised või et uude töökohta kandideerimised. Õiglus õigetpidi aitab sind nagu kõiges selles, et sa oled ise ka ratsionaalne, aju töötab sul hästi, sa kogud infot, pimesi sa ühtegi asja ei otsusta ja õiglus on selline, kes 9 korda mõõdab, 1 korra lõikab ja tema mõtleb kõik läbi ja ta teeb endale kogu info nagu selgeks. Ta on kaardipaki üks kõige klaarsemaid ja selgemaid kaarte, ta on väga selge, ta on väga tubli. Et ta teeb endale info selgeks, põrsast kotist ta kunagi ei osta ja tänu sellele on ta väga-väga nagu edukas. Ja õiglus räägibki siis lepingute sõlmimisest. See võib olla suur mingi tööleping ja see võib olla ka partnerlus või koostöö, see võib olla kunstide valdkonnas või see võib olla tööga seotud, äriga seotud, et õiglus on väga-väga soodne kaart siis selleks. Teine teema, mida õiglus puudutab, on kui kellegil teist on ja mitte, et ma seda ette ennustaks,
kellegile, aga kui kellelgi on pooleli mingid kohtuvaidlused, mingid varade jagamised, hooldusõiguste jagamised, pärandite jagamised, igasugused sellised teemad. Õiglus seda puudutab. Ja õiglus õigetpidi tavaliselt tähendab, et sina võidad. Et see on väga hea kaart just nimelt õigetspidi. Et või siis otsus tehakse nagu paberi järgi või seaduse järgi, kuna õiglus ajab hästi näpuga järge, et mida ütleb seadus või et kus mis info on. Tema ei tee otsuseid emotsioonide pealt, et näiteks kohtunik ei otsusta kunagi, et kumma nägu või et välimus talle rohkem meeldib. Tema vaatab nagu fakte ja õiglus vaatab ka nagu fakte, eks ole. Kui endal on paberid korras, siis on kõik korras. Õiglus ongi nagu selline organisatsioonid, mis meid juhivad, vaata selline kaart, eks ole. Maksud, valitsus ja tegelikult õiglus õigetpidi on positiivne nagu siis märke. Meil on endal kõik korras, paberi majandus korras, siis õiglus toob ka meile väga palju head karmat nagu tagasi. Ja tasubki ka õiglusega väga ka ise näpuga järge ajada, et me teeksime kõike legaalselt ja väga tublilt ja oleks hästi sellised kuulekad, ja siis õiglus ka meid toetab. Õigluse energiast tasub olla väga ontlik, ma ütlen kohe ära. Meil on taros ka selliseid suslikukaarte ja meil on selliseid kuidagi kangelase kaarte, kes mässavad ja võitlevad ühiskonna vastu, aga vaata õiglus on talle tuleb hea karma ja rohkem kasu nii rahaliselt kui ka üldse nagu elus head energiat, kui ta nagu järgib mingi teatud reegleid või et ta nagu mängib hästi nagu nende piiride sees, siis ta saab väga palju kasu. Samuti õiglus tähendab, et kui sa oled millessegi panustanud, sa oled punnitanud tööd teha, sul on mingi suur projekt või suur mingisugune soov uude töökohta saada, õppinud oled kaua midagi, nagu sa oled reaalselt tööd teinud millegi nimel, siis sulle tuleb väga-väga hea tasu ja väga hea karma ja et see tasakaalustab ennast universum ära, sa oled punnitanud, järelikult sa saad ka väga palju kasu ja tasu selle eest. Sest õigluse üks suuri sümboleid ongi kaalukauss ja kaalukauss on võrdne ja õige, kui õiglus on õigetpidi väljas. Mis siis tähendab ka seda, et kui me sõlmime lepingu, siis mõlemad osapooled on rahul või võib-olla ka mingi kinnisvaratehingud või ostud, müügid. Õiglus on väga soodne kaart ka nagu selles suhtes, et sellega nagu edasi liikuda. Koostöö sujub ja kui on vaja midagi selgeks rääkida, on mingid tülid, arusaamatused, mingid jagamised ja jagelemised, siis õiglus õigetpidi on märtsikuu jooksul väga hea energia, väga hea märk, et saate jagatud, saate otsustatud, saate selgeks räägitud ja mõlemad jäävad rahule ka veel. Et mõlemad tunnevad, et asi on nagu võrdne, kui meil on õiglus õigetpidi. Nüüd veel enam õiglusest rääkides. Kui keegi on negatiivselt kohelnud sind, valetanud, selja taga midagi teinud, rääkinud, kuulujutte levitanud sinu kohta, võib-olla näkku midagi inetut öelnud, teinud või siis ka ära kasutanud või mis iganes negatiivsed teod ka sinu suhtes ei olnud, õiglus on karmakaart ja karma saab meid kõiki kätte. Karma teab igat aadressi peast ja ta saab selle inimese kätte ja karma tasakaalustab ennast, kuna see kaart otsib alati tasakaalu ja võrdsust. Kes on negatiivselt käitunud, need saavad ka oma negatiivse karma endale väga valusalt tagasi ja meie ei pea ise selleks mitte midagi tegema. Reaalselt mitte midagi. Et see kõik maksab neile endale ise nagu kätte. Mõnikord on see nagu selline mesimagus tunne, et lõpuks ameti nagu, et kõik näevad, et sul oligi õigus või et nad näevad, et kõik tema valed tulevadki päevavalgel, eks ole. Et mõnikord meil on endal nagu selline, et see toob palju rahu tegelikult, see toob palju rahu, võib-olla sul oli ka mure nagu enda maine pärast või et keegi nagu hästi vastikult sind oli kohelnud, aga nüüd on siin väga palju nagu sellist klattimist ja selgust ja klaarsust, väga häid rahalisi otsuseid teed, õigusega õigetpidi ka. Ja õigus on päris suur kaart, ta ei ole nagu pisikesed tilu-lilu ostud, ta on ikka nagu suuremad eluplaanid ja suuremad muutused. Ja siis on meil ka saatan tagurpidi. Saatan igatepidi, vahet ei ole, mis pidi ta tuleb välja, raha on tal palju. Selles suhtes on ta töös, äris, karjääris, rahas alati väga hea kaart, mida endale saada. Tagurpidi on ta parem,
Sellepärast, et tal on tervis parem, ta on tervislikum, ta suhtub töösse paremini nagu tervislikumalt, ta ei tööta ennast enam üle, ta ei tööta ennast katki, ta ei punnita ennast pooleks, tal ei ole mingisuguseid negatiivseid mustrid, kus ta kulutab palju raha või tunneb ärevust või hirmu raha pärast, et sul on nagu tervenemise kuu. Ja saatan tagurpidi hoiab oma tervist ka väga-väga hästi, et kui sa oled tundnud, et tervis on olnud ligadi-logadi, talvekuud, see on klassika, et kõik on tatised ja haiged, et ja võib-olla on see ka pikem teema nagu olnud, sest saatan puudutab meie nagu eluharjumusi ka. Näiteks me ei liigu, me ei käi trennis, me nagu oleme tusased ja tujukad, aga istume kodus ja mitte midagi ei muuda selleks, et enda elu paremaks teha ja siis me ei toitu väga hästi ja siis me oleme veel õnnetumad. Saatan räägib nagu tihti sellistest korduvatest mustritest ja nagu mis ei ole nagu kõige tervislikumad meile. Ja kui saatan tuleb tagurpidi välja, nagu ta siin on, siis tähendab nende mustrite murdmist. Et me lõpuks vaatame sellele otsa, me hakkame paremini toituma, me hakkame rohkem liikuma, me hakkame paremini magama, me ei paanitse raha pärast, töö pärast, meil kaovad mingid teatud ärevused, hirmud ära, eks ole, ja siin on nagu tõesti tervist ja maha rahunemist näha sulle, valik number 2. Ja sa lõpetad ka selle enese saboteerimise, sest selle kaardi peal istub meil kaarti nimega mask. Et mõnikord hoiame maski ka ise enda ees, võtta, et me ütleme endale, et ei, et ma olen ikka niimoodi palju edukam ja ma pean palju tööd tegema selleks, et edukas olla. Praegu ma puhata ei saa ja võtta, me kuidagi valetame ka endale, et võib-olla, et ma olen mõttetu ja saamatu ja mul ei ole võimalik. Võtta, me oleme kuidagi ja ka ütleme endale, et ei, tegelikult nagu sellest ei ole midagi, et ma praegu halvasti toitun või et ei liiguta oma keha või et ei hooli endast. Et me üritame nagu vaiba alla pühkida või et ignoreerida või elada mingites illusioonides. Mõnikord teatud ajaks see nagu toimib meie jaoks, aga ühel hetkel see mask peab nagu silme eest ära tulema. Me hakkame saatana kaardis tagurpidi reaalselt vaatama, mis toimub minu tervisega, minu kehaga, milliseid korduvaid mustreid ma loon, millised on minu harjumused, kas see on hea üldse minu jaoks ja kui ei ole, siis ma hakkan muutma. Sa tervened selle kuu jooksul väga-väga palju, tervis ka terveneb, raha terveneb, sa ei tööta ennast enam nagu üle, sa leiad balansi selles õigluses, õigetpidi balanssi ja tasakaal. Ja saatanaga tagurpidi tervenevad ka suhted. Need on paarisuhted ja perekonnasuhted üldiselt, mida saatan puudutab, kuna ta on väga selline karmaline kaart. Karmat on meil palju suguvõsas perekonnas, aga ka paarisuhetes me kordame teatud karmamustreid. Ja teine karmakaart on meil õiglus. 2 suurt kaarti, ainukesed suured kaardid taros ja mõlemad räägivad nagu karma puhastamisest, klattimisest. Üks võib-olla õiglus räägib rohkem sõbrad, koostööpartnerid, töökaaslased või ülemus või töökoht või firma, kes meid halvasti kohtles. Saatan on pigem partneri paarisuhetes, mingid eksid, samuti meie vanemad ja suguvõsa ja perekond. Ja mõlemad kaardid tervenevad. Nad on just täpselt sellises asetuses, õiglus on õigetpidi, saatan on tagurpidi, mis indikeerib karma klattimist ja tervenemist. Et need inimesed, kes on sinuga negatiivselt käitunud, nad saavad omad vitsad endale tagasi, sa ei pea mitte midagi ise selleks tegema, kui vaid puhastama ennast, lahti laskma ja ka endasse nagu vaatama ja võib-olla endast selle viimase solvumise ja pinge või viha või pettumuse lahti laskma. Ja saatanaga tagurpidi meie paarisuhted edaspidi ja ka osad perekonnasuhted, mis on olnud ligade-logade, muutuvad tegelikult palju paremaks ja tervislikumaks. Sa vabastad väga-väga palju mingisugust vana soppa reaalselt ära, mis on seotud suguvõsaga ja perekonnaga. See karma tahab hästi puhastuda. Ma isegi näen, tead, mis pilti ma näen enda silme ees. Ma näen, et seisad sina, ma näen nagu inimese siluetti või nagu keha. Sina ja need mustad tükid, mitte nad ei kuku sinult ära nagu maha kuskile põrandale, vaid need mustad tükid sinu kehast ja sinu seest lendavad üles täiesti nagu sirge joonega üles nagu kosmosesse, et see tõmmatakse nagu ülevalt poolt. Seda jama tõmmatakse sinust välja ja need on need karma mingid mustrid ja ahelad või et see negatiivne tunne, emotsioon, energia, mis on meie keharakkudes ja DNA-s ja mis on
kuidas meid on halvasti nagu koheldud pikka aega ja elu jooksul ja võib-olla ka eelmises eludes. Et ma reaalselt näen, kuidas see imatakse sinust nagu välja nagu tolmuimejaga, et see on hästi nagu huvitav, et need tükid lihtsalt nagu kaavad nagu tolm, mis lendab nagu ülesse. Ja sa puhastud, et see on nagu puhastumise kuu ja tavaliselt mida need puhastumise kaardid või need sõnumid, mida nad ka meile tekitavad, hästi palju nutmist. Nutmine on ka väga loomulik ja vajalik keha, nagu füüsiline reaktsioon meie kehas, et ta vabastab palju emotsionaalset pinget, ta vabastabki mälestusi, et sa võid tunda ennast natukene nagu tujukana selle kuu vältel. Sul on ka karikate kuningas tagurpidi, mis siis on suur nagu märk sellest, et ära suru neid tundeid alla. Kui sa tahad nutta, siis nuta lahinal. Kui sa oled vihane, siis tead, võta diivani padi, peksa seda, et ela see endast nagu välja, et karikate kuningas, tal on tugevad emotsioonid, aga tagurpidises asendis on ta siin väljas ja tagurpidises asendis karikate kuningas tavaliselt peidab pead liiva alla, hoiab seda maski, eks ole, ütleb, ei, mul on kõik korras ja küll ma ikka hakkama saan, aga tegelikult midagi nagu väga häirib või et mingi emotsioon tahab nagu sellist suurt vabastust meie seest saada, et päris nagu intensiivsed kaardid, aga tead, väga nagu niisugune selge ja mõnus ja klaar ja tugev kuu tegelikult sinu jaoks. Ma näen, et see pingete vabastamine või karma klattimine või et mis iganes siin on, see ei löö sind kõikuma ega tasakaalust välja. Ainukene asi on see, et sa üritad emotsionaalselt midagi selles karikate kuningas alla suruda, seda ei tohi teha. Nüüd räägime ka suhetest, kuna meil on hingesugulaste kaitseingel siin väljas. Tema on siin sulle meelde tuletamas vallalised, sul on siin nii-öelda jutumärkides ohtu kohtuda siis uue partneriga. Meil on väga romantiline kaart on siis see ja karikate kuningas on ka siis armastav partner. Ja mõlemad, kui on karikate kuningas tagurpidi, siis mõlemad ei julge oma südant avada, teil on reaalselt mõlemal mingi usalduse, mingi teemad, te ei julge avada, te ei julge usaldada teineteist, nagu kuidagi tunded on ammu, juba mitu kuud olete armunud teineteisesse, aga mitte midagi ei ütle, hästi tõmbame ennast lukku ja lähebki aega, sest karikate kuningas on vaga vesi sügav põhi. Alguses tal võtab aega, et üles soojeneda, sellel suhtel võtab ka aega, et nagu jalad alla saada nagu üles soojeneda natukene, eks ole, et kui sa paned veega poti pliidi peale, paned pliidi käima, ega sa kohe ei hakka keema, ta võtabki aega natukene. Aga ühel hetkel, kui ta ennast käima tõmbab, siis see ka armastus on nii sügav ja nii tugev ja nii aus ja nii autentne, et see on sügav nagu ookean, et see ei lõpegi kunagi ära, nagu vesi ka meil maailmas kunagi otsa ei saa. Kes on suhtes, karikate kuningas tagurpidi tähendab, inimene armastab sind, aga ammu ei ole väljendanud seda või et me ei ole omavahel nagu rääkinud, kvaliteetaega nagu veetnud. Tunded on aga alla surutud, ütleb karikate kuningas tagurpidi. Ja me peamegi nagu natukene võib-olla mitte see, et istume nüüd tõsiselt maha ja hakkame tunnetest rääkima, mitte nagu seda teha, see võib-olla natuke liiga selline kliiniline või sundiv, aga mõnikord lihtsalt, et lähme välja, lähme jalutama, teeme toredat midagi koos, me ei ole ammu saanud võib-olla lõbutseda ja naerda ja nautida ja karikate kuningas on ju väga armastav ja sügav ja lõbus ja loominguline ja tundlik ja vahva ja sõbralik ja tegelikult ka väga romantiline kaart on ju, et tulebki nagu reaalselt võttagi plaani, et veedame kvaliteetaega koos ja armume teineteisest uuesti, et tunded on, aga me ei ütle teineteisele komplimente, me ei pööra tähelepanu, me oleme sattunud kuskile võib-olla rutiini nagu kinni. Ja siis meil on see maskikaart ka kohe siin peal, mis ongi nagu see, et teesklen, et kõik on hästi või peidan pead liiva alla või tegelikult toimib ju, tegelikult ma ei pea talle nagu ütlema kogu aeg, et ta meeldib mulle, küll ta aru saab ja et meil on natukene võib-olla ka sellist energiat siin. Ja sellest maskikaardist rääkides vallalised, mul on tunne, et sa meeldid kellelegi, sul on mingi salajane austaja ja ta nagu juba võib-olla mitu kuud, aga üldse nagu ei ütle seda välja, üldse nagu ei ütle oma tundeid välja, kuigi karikate kuningas tagurpidi tunded on, aga surub alla, eks ole, varjab neid ja siis maskikaart ka veel siin väljas, mis on natuke nagu selline teesklemine või et maskide hoidmine. Et kui sul juba kellegi suhtes see kõhutunne nagu ütleb, et ma vist meeldin talle või huvitab, miks ta nii käitub, et siin tundub nagu midagi susisevat, et siis tea, et see ongi nagu nii, et võib-olla ta võtab ennast selles kuus lõpuks kokku, et tõmbab selle maski silme eest ära
aga noh, see on iga inimese enda nagu otsus, vaatame, kuidas käitub siin, nagu šanss on, ütleme niimoodi. Ja siis meil on ka see pantrihing, et musta pantrihing, see on kaart number 44, 44 ja 444, need räägivad rahalisest kindlustatusest, et see number siis energeetiliselt, et kellel on olnud nagu sellist eelnevate kuude vältel natukene väljaminekuid palju või ebastabiilsust, siis tead see 444 või 44 pluss õiglus õigetpidi, nemad toovad sulle uuesti tasakaalu, rahu ja jalad alla, et siin tekib see kindel nagu vundament. Aga see musta pantri hing, ta räägib enese jõu tagasivõtmisest. Et kassid ja pantrid ja lõvid ja tiigrid, vaata see kassilik nagu energia on tegelikult hästi nagu selline isepäine ja iseseisev. Ja et kui me oleme enda jõu ära andnud, siis see tähendab seda, et me oleme lasknud tegelikult ennast halvasti kohelda kellegil, me oleme lasknud enda pealt rappida. On see paarisuhetes, on see mingi sõber, on see firma või ettevõtte, kes sind ära on kasutanud. Ja sisuliselt me oleme tegelenud sellise asjaga. Jälle ta ei kohelnud mind hästi, aga noh, ma ikka ka mõistan teda, et tal oli lihtsalt kade või tal oli lihtsalt halb päev ja ma ikka nagu veel aitan teda ja noh, ma mõistan, et ma ei hakka praegu tüli tegema. Ja kui me pikka aega niimoodi käitume, ühel hetkel me muutume aina rohkem sussimaks ja rohkem meile hakatakse pähe istuma ja astuma ja nüüd on aeg enda see jõud ja võim nagu tagasi võtta, sest maski ju reaalselt see maski kaart või see sõnum ka tähendab valetajat või petturit või kes võib teha meile nagu hästi moosist nägu, aga tegelikult tagamõte on hoopis teine või mask on ka see, et me ise hoiame seda maski, sest meil on ju nii hea sõber ja ma ei taha uskuda, ma ei taha endale tunnistada, et ta võib tegelikult olla niivõrd negatiivselt meelestatud nagu minu suhtes. Ja see panter, see on veel must panter ka, vaata. Must on ju varjupool ja varjupooles, tead, mis meil peitub? Viha. Väga oluline, vajalik, ülihea emotsioon. Viha tekib meil siis, kui meid on süstemaatiliselt halvasti koheldud. Ja ühel hetkel tekib see, ma vihkan teda, sa ei käitu minuga enam nii. Ja see ongi see enda jõu ja võimu tagasikutsumine, tagasivõtmine. Me ei ole enam see lükata, tõmmata, me ei ole see mõistev pool. Vaata, mõnikord meile ka õpetatakse vaimsetes praktikates ja siin maailmas, ole ikka see valgus ja tervenda teisi ja mõista teisi. Ei, mina ütlen, et see on täielik jama. Me ei pea kõiki aitama ja tervendama, meil tuleb olla just nimelt see tugev pool, kes ütleb välja ka, et kui sa teed mulle liiga, käitud halvasti, sa saad vastu ka või et ma panen siin piirid nagu paika. See on tõeline julgus. See on tegelikult kõige tervendavam asi, mida sa saaksid teha, on sellised inimesed paika panna. Mitte siin veel edasi kuidagi nunnutada ja sussutada neid. Ja see pantri hing aitab meil nagu seda teha. Siin tekib selles pantri kaardis ka rohkem sellist enesekindlust ja eneseväärtust ja enesearmastust. Ja kassi sümbol on ju väga ka suur ärilise edu nagu sümbol ja nagu ta on niivõrd selline ilus ja kütkestav ja isepäine, kasju maandub alati käppadele, vaata, tal ei saa valesti reaalselt minna, et meil tulebki võib-olla, osadel teist tuleb kuskil suhetes suu lahti teha, osadel teist tuleb lõpetada ise endale valetamine, et tegelikult ta on ikka hea sõber ja tegelikult ta kohtleb mind hästi, tegelikult ju ei ole, sa peidad pead liiva alla, sa kannad mingit maski, eks ole, ja osadel teist tuleb roosad prillid silme eest ära võtta ja vaadata, mis tegelikult toimub, võib-olla rohkem rusikaga lauale siin lüüa ja ka jõu ja võimu tagasivõtmine, ka kui on olnud õigluse kaardis tõesti mingid kohtuvaidlused ja keegi nagu on hästi liiga meile teinud, siis me võtame selle, et see sinu enesekindlus uuesti nagu tärkab. Ja võib-olla see panter ongi nagu ema lõvi, mis võitleb kõigi eest, et ka seda energiat on nagu siin. Ja see must panter, see on nii spirituaalne nagu olend, väga kõrge võnkega siis olend ja võib-olla ta musta pantrina kõnnibki kuskil varjudes ringi, aga varju pooles peitubki tema jõud ja tema vihas, tema agressiivsuses peitubki tema tõeline jõud ja võim ja see aitab ka sul ennast võtta kokku ja sellised olulisi suuri liigutusi tegelikult selles kuus enda elus ka nagu ära siis teha. Võib-olla sa näed musta kassi kuskil, see on ka alati minu enda jaoks alati õnne
õnnemärk, on ju, mulle väga meeldib mustad kassid. Ja et see must panter ka nagu absoluutselt väga meeldib. Mis meil siis ka veel see kuu toimub? Meil on karikate 7 tagurpidi. Tead, karikate 7 tähendab mitu head asja juhtub korraga. Karikate 7 tagurpidi tähendab, et üks asi korraga ja korralikult. Teeme selle ühe projekti ära, siis me lähme teise juurde. Kui see punkt on tehtud, siis ma võtan 3. Sul on palju tervislikum edaspidi elada niimoodi, et sa ei tee 100 asja korraga, vaid ainult ühe. Ja ülejäänud unusta ära, pane korraks kõrvale, sa pead hakkama enda aega paremini sorteerima ja paremini ennast võib-olla lahterdama. Hetkel ma sellega ei tegele. See mure on tegelikult mõttetu. Ma võtan selle olulise teema, ma keskendun ainult sellele. Ja mõnikord karikate 7 tagurpidi võib olla nagu siuke tunne, et ma olen hästi tõsine, mul on kõik mingid eesmärgid ja ma olen hästi tubli, aga me väga ei saa nagu elu nautida, aga tegelikult see, või et on nagu tunne, eks ole, tegelikult on see väga õnnelik kaart ja tegelikult see kuidagi ripakil asjade järjest ära tegemine, see on see, mis toob ka sulle palju sellist õnne nagu tunnet. Ja karikate 7 mõnikord alternatiivselt ütleb, et kõik ei ole kuld, mis hiilgab, seega mõtle alati läbi, et 7 karikast vali see üks ja kõige parem, mitte ära hakka teisi nagu vaatamagi, sul on juba üks hea karikas olemas, keskendu sellele, eks ole. Üks asi korraga, korralikult rahuliku samas tempos, siis sa ka selle kuu lõpuks jõuad väga-väga heasse kohta endaga. Mõõkade 5. Mõõkade 5 tähendab ärevust ja selles kaardis tehakse sääsest elevant, aga inimesed võivad olla selle kuu vältel mõõkade 5 hästi nagu sellised ebastabiilsed sinu ümber. Küll nad tõmblevad ja taidlevad ja hädaldavad ja nutavad ja neil on kogu aeg midagi viga ja midagi halvasti. Sinu õppetund on see, number 1, see ei ole sinu süü. Number 2, see ei ole sinu asi korda teha või aidata teda. Number 3, jaluta minema. Head aega, tegele oma asjadega, draamadega ise. Ja mõõkade 5 tekivad sellised mõttetud tülid. Keegi ütleb midagi, teeb mingi lolli nalja. Keegi võtab hinge, solvub, issand jumal, ta vihkab mind. Ja siis hakkab pihta mingi draamatsemine ja vaata, siis läheb meil tõlkes palju kaduma. Mõõkade 5 mõnikord meie töökaaslased tõmblevad, võtavad endale midagi pähe või inimesed, sõbrad kujutavad ette meie kohta midagi. Ja mõõkade 5 võibki olla natuke nagu selline hektiline ja ebastabiilne, meil on väga palju mingi suvalist infot võib liikuda meie ümber ja see on sinu õppetund, kuidas jääda kogu selle asja kestel rahulikuks, mitte lasta ennast teiste mõttetutel draamadel mõjutada ja mitte võtta enda süüks enam kõike seda, mitte üritada olukorda kohe parandada või paremaks teha, las olla. Ja sina keskendud endale ja enda eesmärkidele. Et mitte teiste inimeste suvaliste tujude nagu korda tegemisele. Et see on mõõkade 5 nagu põhiteema, sest ühel hetkel nad rahunevad maha ja siis nad saavad aru, et nad käitusid halvasti, aga ega keegi vabandama nagu ei tule selles kaardis. Nad lihtsalt üritavad nagu kuidagi pead liiva alla peita, sellepärast meil see maskikaart ka siin on ja lihtsalt nagu edasi liikuda. Ja kui sa ise hakkad tundma nagu mingisugust suvalist ärevust, selle kuu vältel, siis see tõenäoliselt ei ole sinu ärevus. See on keegi teine mõtleb su peale või kardab midagi sinu kohta või räägib sind taga, et sa võid olla väga tundlik ka teiste inimeste tujude suhtes ja sellepärast tulebki natuke rohkem võib-olla nii piire seada või ei öelda, mitte nii palju nagu kogu aeg olla selliste ebastabiilsete inimestega ninapidi koos. Siis meil on väga huvitava siuke kaartide kombo. See esimene kaart haldjate kaardipakist, mis ütleb soovi targalt. Sellel kaardil on kirjas niimoodi. Kasuta oma soove targalt, et viia täide oma südamesoov ja astuda praktilisi samme unistuste teostamiseks. Okei. Siis meil on siin ka selline kaart, kus on järgmine siis haldjas või ingel nagu peal. Ja tema ütleb, kui sa oled küsinud kõrgematelt jõududelt abi või midagi siis soovinud või manifesteerinud endale, siis ole valmis ka seda vastu võtma. Kõrgemad jõud aitavad sind, assisteerivad sind, sa väärid seda soovi, sa väärid selle unistuse täitumist, sa absoluutselt väärid seda abi, aga mõnikord me ei oska vastu võtta seda. Me oskame küsida, manifesteerida, me oskame teha endale vision board'i ja endale need pildid silme ette panna ja kuidagi, et oskame hästi tahta, absoluutselt sa oskad väga hästi seda teha, aga meil on tõrge tekib nagu saamises.
ma ei ole väärt või äkki ma ei saagi või äkki mul ei ole võimalik ja raha mul ka ei ole, hakkavad mingid sellised plokid nagu pihta. Et sa pigem peaksid manifesteerimisega seoses selle kuu vältel vaatama seda nagu vastusaamise nagu teemat, sest õiglus ka õpetab meile seda, et andmine ja saamine peab olema võrdne. Nii nagu kaalukaus peab olema võrdne, kui me kellessegi panustame, midagi teeme, siis me ju tahame ka sellelt inimeselt sama asja saada vastu. Kohe, kui ei saa, head aega. Meil ei ole mõtet enam nagu punnitada sinna. Aga jah, soovi targalt, manifesteeri väga-väga suurelt, reaalselt pane endale need silme ette ja mõtle selle peale, võtta see kõik vastu ja nagu, et ka tegele nende piirangutega, mis sul võivad alateadvusest üles kerkida, et ma ei saa või ma ei oska või et mul ei ole võimalik või sinna läheb nii kaua aega või igasugused sellised teemad, et ja mõtle väga nutikalt nagu läbi, et mida sa tegelikult tahad, eks ole, soovi targalt ja tea, et kõrgemad jõud absoluutselt aitavad sind ja nad tahavad aidata ka teisi läbi sinu. Kõrgemad jõud ja inglid ja teejuhid, nad ei tohi sekkuda teiste inimeste ellu lihtsalt niisama. Nad sekkuvad äärmisel juhul ainult siis, kui kellegi elu on ohus ja ta ei ole veel loodud nagu lahkuma füüsilisest kehast. Siis nad sekkuvad vahele, aga üldiselt nad ei tohi sekkuda, sest me elame vaba tahte maailmas ja me peame ise kõike korraldama ja ise kõike seda suppi siis helpima pärast, aga me võime alati küsida abi enda jaoks, teiste jaoks, maailma jaoks, loomade jaoks, looduse jaoks, planeedi jaoks, me võime alati nagu küsida abi, et nad on väga vastuvõtlikud sellele, et siin on ka sõnum, et nad tahavad läbi sinu rohkem nagu tööd teha. Et siin on rohkem nagu sellist spirituaalset sõnumit, sul on väga tugev tiim nagu nii-öelda spirituaalses vaimses maailmas. Neid on väga-väga palju, nad lausa rüselevad üksteise otsas, et saada nagu löögile sinuga, siis on ju, et sa paneksid nad tööle, et anna neile ülesanded või et tee rohkem nendega koostööd, sa võid neid hakata unes nägema osasid ja sa võid hakata lihtsalt tunnetama, et keegi on sinu ümber, et tead, need on siis ka need kõrgemad jõud, kes hästi nagu tahavad aidata sind ja tahavad tõesti, et sa elaksid enda unistuste elu. Ja tulebki õppida rohkem ennast või võib-olla ka nendele siin avama siis selle märtsikuu vältel. Vot niimoodi valik number 2, võtame siis sinu märtsikuu olulised tähemärgid. Siin laua peal on meil õiglus, tema on kaalude isikukaart, saatan, tema on kaljukitse isikukaart, karikate kuningas, meessoost veemärgid, vähk, skorpion ja kalad. Ja lisa siis tähemärgid on ambur, ma näen ja kalad, ma usun. Ja valik number 2, võtame ka siis sinu märtsikuu siis olulised kuupäevad, millal miski juhtub, millal miski su ellu tuleb, mis on need olulised siis punktid. Ja senikaua, kuni ma neid siis kuupäevasid siin avan, siis ma tahan sulle rääkida sellest, nüüd pead kuulama seda juttu. Et tiiutarot.ee lehel on siis selline lugemine nagu mida toob kevad, märts, aprill, mai juba üleval, et kui sa tahad piiluda, mis kevadekuud sulle toovad, siis sa saad teha tiiutarot.ee lehel seda. Ja samuti seal lehel on siis mida toob aasta 2026, et kui sa tahad üldse seda aastaringi piiluda ette. Seal on ka palju muid lugemisi armastuse teemal, suhete teemal, töö teemal, raha teemal. Et seal on justkui nagu kõike, et kui sa tunned, et see märtsi lugemine sinuga siin väga haakus, siis sa võid piiluda tiiutarot.ee. Aga valik number 2, sinu siis märtsikuu olulised kuupäevad ja me alustame siis 7. märts, 10. märts, 11. märts, 17. märts, 18. märts, 21. märts, 23. märts, 24. märts, 27., 29. ja 30. märts, nii et väga-väga põnev. Vot niimoodi valik number 2 siis oli sulle. Ma loodan väga, et sa aitas sind, andis sulle mõtteainet. Ma loodan, et sul tuleb hästi vinge, tore, imeline, vahva, üliäge märtsikuu. Ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau! Valik number 3, tere tulemast, kui sa valisid need imeilusad sinised kivikesed. Vaatame siis, mis on märtsikuu sulle toomas, mida sa pead teadma, mis on sinu ellu tulemas. Võib-olla sa valisid ka selle kaardi järgi. See on haldjate kaardipakist kaart nimega Inspiratsioon. Et tundub, et inspiratsioonipuhang on sind tabamas siis märtsikuus. Ja valik number 3, mida toob kevad, märts, aprill, mai, selline lugemine on ka muide juba tiiutarot.ee lehel
lehel üleval äsja sinna ilmunud, et kui sa tunned, et sa tahad üldse nende kevade kuude energiat natukene siis piiluda, uurida, siis sa saad seda teha tiiutarot.ee. Järgmine kaart sulle märtsikuuks on siis kaart number 20 kaitseinglite kaardipakist ja see on armastuse ingel. Siis on meil järgmine kaart, mis räägib füüsilise keha tervenemisest ja tervendamisest ja väga nagu siuke kehaga seotud ja ka nagu liikumine, toitumine, kõik siia keha teemade alla nagu käib. Ja ka tervis läheb sul paremaks siis märtsikuu vältel. Kuu oraklikaartidest on meil kasvav kuu maa elemendis ja see on kaart number 2. Selle kaardi nimi on stabiilsus, nii et väga head rahaenergiat tunduvad siin olevat. Ja valik number 3, loomahingade kaardipakist kaart number 3. Ja see on armadillo, selline loom ja tema räägib siis piiride seadmisest, nii nagu tal see paks nahk või et kõva koorik nii-öelda kaitsekiht on tema peal, siis ta ka nagu, tema oskab nagu ei öelda või vähemalt selle kuu vältel siis sa õpid seda. Ja tarost, sauade paas, tagurpidi, kohtumõistmine, tagurpidi, karikate 8, tagurpidi, mõõkade 7, õigetspidi, armastajad õigetpidi või tähendab, vabandust, tagurpidi ja mõõkades tagurpidi ja ma tahtsin küll võtta 5 kaarti igale valikule välja, aga ka sulle justkui tahtis ikkagi 6 kaarti siia märtsikuuks siis tulla. Ja siin siis valik number 3 on sinu selle kuu märtsikuu olulised tähemärgid, need võtame välja siis lugemise lõpus, et sul oleks midagi põnevalt siis ka ees oodata. Aga üldiselt sul toimub siis selles kuus, meil on väga tugevad armastuse kaardid, meil on armastajad väljas, meil on siis armastuse siis kaitseinglite siis kaart siin on ju väljas, et väga-väga tugevad paarisuhte siis energiat. Võib-olla töökarjäär sul natuke tahaplaanile jääb ja tead miks, sest valdkond number 2 peale paarisuhted ja armastust on tegelikult kunstid ja looming ja seiklused ja elevus ja põnevus. Eriti kui sul on see inspiratsioonihaldes väljas, aga ka sauade baasikene meil siin laua peal. Ja valik number 3, sul on ka kohtumõistmine. Kohtumõistmine indikeerib nagu suuremaid elu muutuseid ja suuremaid ümberkorraldusi, mis ongi tegelikult selle kevade teema, nii nagu seal, mida toob siis see kevad, märts, aprill, mai lugemises ka välja tuli, et sellised suuremad muutused ja ümberkorraldused ja sul on ka seda. Et alustamegi sellest kohtumõistmisest. Kohtumõistmine on märtsikuu kaart, tavaliselt circa 20-21 märts ta ennast ilmutab, ta ongi kaart number 20 ja miks ta ennast tollel hetkel ilmutab, see on kevadine pööripäev, ehk siis suur vana tsükkel saab läbi, sellel aastal ongi pööripäev 20. märtsil. Ja siis algab uus tsükkel ja uus nagu ring ja kohtumõistmine toob endaga kaasa suuri praktilisi ümberkorraldusid ja muutuseid. Võib-olla mitte need algavad energeetiliselt või psühholoogiliselt või natukene mingisugused tibusammud algavad juba märtsikuus nagu pihta, võib-olla märtsi teises pooles, aga tõelist efekti sa tunned järgneva paari kuu jooksul. Ja mida kohtumõistmine teeb? Uus kodu, kes tahab kolida või et uut kodu endale saada või täiesti kodu ümber korraldada, vanad asjad kõik viskad välja, värvid kõik seinad ära, täielik kodu nagu ümber korraldumine või korraldamine. Number 2, uus töökoht. Kohtumõistmine võib täiesti uue karjääriraja avada, kes on juba ammu õppinud midagi uut või panustanud millessegi või sul võib lihtsalt see nagu elevusega mingisugune inspiratsioonipuhang peale tulla, tahad tööd vahetada. Absoluutselt kohtumõistmine ka seda siis teeb. Ja 3. teema on suhted, et vallalistele kohtumõistmine tähendab alati nagu sellist uut tsüklit ja uut peatükki, kuna sul on see armastuse kaart kohe selle kaardi pea kohal ja samuti armastajad on siit järgi nagu tulemas, et siis ka nagu uue suhte tekkimist. Kohtumõistmine on tagurpidi. Sinu üks põhierror ja asi, mis sind elus tagasi hoiab ja märtsikuus lihtsalt seda teadvustatakse või et näidatakse sulle läbi teatud olukordade rohkem, on suur hirm teiste inimeste kriitika ees. Kriitika ja tagasiside, see halvab meid ühel hetkel, kui me pidevalt seda kardame ja üritame enda elu elada väiksemalt ja seifimalt kuidagi, turvalisemalt ja tagasihoidlikumalt, kui meie hing tegelikult tahaks ja siis meil tekib sisemine konflikt, et sa ise tahad ühte asja, aga sul on nii suur hirm olla nagu halvustatud, kritiseeritud või hukkamõistetud, et mitte nagu mitte meeldida inimestele, et sa nagu surud ennast alla ja siis oled vihane, et sa ei tee seda lahedat asja ära. Ja kohtumõistmine tuleb tihti välja sellistele inimestele, keda on elu jooksul väga palju taga kiusatud ja noritud, võib-olla ka koolis kiusatud või noorena või väga palju kadedaid inimesi sinu ümber, et inimestele meeldib nagu hukka mõista
mõista ja kuidagi halvustada või et ka siis naeruvääristada või lihtsalt kritiseerida. Sest tead miks? Sa oledki loodud elama palju võimsamat elu kui nemad. Nad võiksid ka enda eluga midagi lahedat teha, aga seda nad ei suuda ja siis nad on väga nagu kuidagi kriitilised ja vihased nagu sinu peale. See on nagu selles hukkamõistus ja kriitikas level 1. Kõige kõrgem level on see, kui me saame aru, et kui keegi meiega kakleb või meie kellegiga kakleme, siis me kakleme iseendaga. Inimesed kritiseerivad meid, sest me ise kritiseerime ennast. Me tegelikult oleme ebakindlad, me mõistame ennast hukka, meile ei meeldi meie keha, meie välimus, et me ütleme ka endale, et ma olen saamatu, mõttetu, ma ei ole elus midagi saavutanud, me oleme ise niivõrd tundlikud ja nagu hästi tegelikult enesega pahuksis ja siis teised inimesed tihti nagu kas peegeldavad seda või tunnevad selle ära, sest et selle nõrkuse hetke nii-öelda. Et tegelikult maailm peegeldab meile meie enda suhtumist iseendasse. See on see next level, mis alati tekib. Level 1 on see, et issand jumal, inimesed on nii halvad või kadedad mu peale, kritiseerivad mind. Level 2 on see, et ma mõistan, et tema vanemad väiksena kritiseerisid teda ja nüüd ta elab ennast minu peal välja. See on level 2. See on kõik lapsemäng, see on tilulillu. Level lõpmatus on see, et kui keegi mind halvustab, siis ma halvustan iseennast. Et me kakleme iseendaga ainult. Kohtumõistmisest tuleb iseenda piiridest nagu lahti lasta ja üle saada, lõpetada see enese tagasihoidmine armastuses ja suhetes ja rahaliselt ja ka elu unistustes. Kohtumõistmises sa tead, et sa suudaksid saavutada nagu mega ägedaid asju siin elus ja sa lihtsalt ei julge. Sa lihtsalt hoiad ennast nagu tagasi ja see kohtumõistmine koos ka sauade baasiga, mis on hästi vahva energia siin kõrval, nad tahavad sulle anda rohkem elevust ja põnevust, nad tahavad sudida sind edasi, utsitada sind edasi. Sauade baas on mine reisile, mine koge maailma, et kui see sind nagu tõmbab, mine kuskile üritusele, peole, kontserdile, tegele spordiga, mine jaluta looduses. Sauade baas on ka näiteks kunstid ja looming ja inspiratsiooni ju ka haldes istub sul selle kaardi kohe siin pea kohal ja sauade baas ongi laulmine ja tantsimine, raamatu kirjutamine, sotsmeedias säramine ja oi, milline plokk on kohtumõistmine tagurpidi ja issand jumal, mis keegi küll minust arvab, kui ma niimoodi teen ja äkki ma ei meeldi, äkki minu looming või kunst, mis ma teen, äkki see ei meeldi ja see hirm olla nähtud, see on küll nagu üks põhiteema siin on ju, et hirm olla nagu teiste silme ees või hirm, et inimesed näevadki, kes ma olen ja mis ma teen ja et see võib-olla tundub sulle et väga ebaturvalisena, sest väiksena sa tegid midagi lahedat, näiteks et ema, isa, vaadake, ma tegin nii laheda näiteks maali või siis võib-olla halvustati sind või öeldi sulle, et mine päris tööle või mis iganes sellised asju ja meil on nagu, et või siis väiksena lapsepõlves sa ei saanudki olla väga nagu selline lustakas ja ekstravertne ja särada, sest vanemad olid ise stressis või kadedad su vabaduse või et loomingulisuse peale, et endal mingid teemad ja traumad ja siis meil oli väga ebaturvaline tegelikult näidata enda tõelist säravat isiksust nagu välja ja sellel kuul sa natuke tegeled sellega ja sul tuleb olla väga julge. Tulete endale meelde selles kuus, et julge hundi rind on rasvane, kes ei riski šampust ei joo. See tuleb olla väga-väga julge, et ikkagi sinu looming ja sinu hobid ja sinu inspiratsioon ja sinu elevus ja sinu sära. Sauade baasis meil on kõigil see lustakas, vahva, lõbus, esineja hingega väike sisemine laps. Sauade baas tegelikult meeldib kõigile. Kohtumõistmine on hirm, et ma ei meeldi mitte kellelegi. See on nagu süük paradoks, mis nendes kaartides nagu on. Et sa saad endast üle selle nagu kuu vältel. Sul on siin vabanemist, sul on mõõkatäs, mis on sellised ahaa-hetked, eks ole, juba siia kuu lõpu poole ka asetuvad. Aga üks põhiteema on armastus ja lähisuhted. Teema number 2 ongi see loomingulisus ja ollagi elust hästi innustunud ja elevuses ja inspireeritud. Su esimene kaart on ju inspiratsioonihaljas ja see kaart ütleb niimoodi, ole valmis, sest varsti külastab sind inspiratsioonihaljas. Olgu õhtu või hommik, ta võib ilmuda igal ajal, mis tähendab seda igal ajal, kui sulle tuleb nagu välk lagi pähe mingi idee või mõte või sa tahad hakata laulma, maalima, joonistama, tantsima, trallima, looma midagi, disainima, käsitööd tegema või fotograafi või õppida midagi selles vallas, kirjutada raamatut, kirjutada blogi ja sul tuleb mingisugune inspiratsioonipuhang peale, siis tuleb kohe
see tuleb õhtul, see tuleb öösel, see tuleb päeval, see tuleb hommikul, kohe hakkame nagu pihta, kohe lähme selle lõbusa ideega nagu edasi. See saudebaas tagurpidi istub liiga palju kodus, istub liiga palju mugavustsoonis ja siis mõtleb, miks ta nii pahur on ja miks talle mitte miski ei meeldi. Sest ta peab liikuma ja ta peab olemagi inspireeritud ja ta on nagu lahe ja ta on ilus ja ta jääb inimestele silma ja ta peab olema rohkem nagu selline, et näitama oma talenti ja annet rohkem nagu välja. Väga-väga selline jõuline, kuidagi utsitav sõnum teile siia. Karikate 8 ka. Karikate 8 siis räägib reisimisest, kolimisest, mõnikord ka töövahetusest. No põhiteema on selles kaardis reisimine. Muidugi vaadates seda olukorda, mis meil hetkel maailmas siin toimub, teatud riikidesse me kindlasti nüüd reisida enam nagu ei saa ega ei tohikski. Aga karikate 8, kui sa plaanid mõnda siis reisi turvalistesse riikidesse, siis karikate 8 tead, miks me reisime? Me tahame mingisugust emotsionaalset vabanemist või kosutust või lohutust või puhastust, et karikate 8 on ju emotsioonidega seotud kaart ja meri ja vesi on hästi olulised sümbolid sellel karikate 8 või sa tahad üldse nagu mere ääres rohkem nagu viibida, meri või see vesi hästi puhastab meid. Ja karikate 8 tagurpidi hoiab mineviku solvumistest hästi nagu kinni. Keegi ütles halvasti, noris meid, halvustas meid, kohtumõistmine ongi tagurpidi väga kriitika rohke nagu kaart on ju. Ja karikate 8 tagurpidi justkui ei saa sellest üle. Ja mõnikord aitab see keskkonnavahetus, et me saame kodust välja või sellest tava nagu asukohast nagu välja, või et saudebaas ja karikate 8, nemad tahavad liikuda väga-väga palju, nad tahavad olla inspireeritud, nad tahavad kogeda, näha uusi asju, nad tahavad liikuda, nad ei taha ühe koha peal istuda ja see aitab sind ka tegelikult emotsionaalselt siis edasi, sest mõõkade 7 õigetpidi tähendab enese sabotaaži. Sa hoiad ennast tagasi, sa mõtled liiga üle, sa ütled, et sul ei ole võimalik ja sina ei saa endale näiteks unistuste töökoht või uus mingi äge reis või et kolida kuskile ära või eluarmastus või et mõõkade 7 õigetpidi me ütleme, noh, mina ikka ei ole väärt ja mina ikka ei saa ja kus ma nüüd ikka, ma olen liiga vana ja mind ikka sinna ei võeta ja mul on ikka vähe raha ja aega ka ikka ei ole. Vaata, me leiame 100 vabandust ja tegelikult miks me endale kõike seda valetame, on hirm. See on hirm, et kui ma selle hea asja saan, äkki juhtub midagi. Äkki ma saan jälle haiget, äkki mind lastakse sealt lahti, äkki ma ei saa hakkama. Meil on tegelikult hirm üldse proovidagi. Ja siis me juba eos saboteerime ennast ära ja saboteerime ka enda edu ära. Ja siis alternatiivselt, kui ma sellest mõõkade 7 juba rääkima hakkasin, tööalaselt või sõprusringkonnas, mõõkade 7 tähendab valetajat. Keegi töökaaslane või ülemus või siis meie mingi sõber või tuttav või naaber. Mõõkade 7 tähendab, mõnikord nad teevad hästi moosist ja mesimagusat nägu, et sa oled mul ikka parim sõber, aga tegelikult ei ole. Tegelikult selja taga räägivad muud juttu. Või siis neil on selle moosise näo tegemiseks mingisugune varjatud tagamõte, et miks nad seda teevad. Et tahavad saada sinu arvelt midagi või sult midagi, eks ole. Tegelikult nad ei ole üldse nii positiivselt meelestatud sinu suhtes, kui nad välja näitavad. Mõõkade 7 on valetamine, petmine, vassimine, manipuleerimine, maskide hoidmine. Ja mõõkade 7 sa tunned selle kõhutundega ära. Kui kellegi suhtes juba midagi kripeldab, midagi häirib, siis kuula seda kõhutunnet. See on õige. Igale suvalisele töökaaslasele ja tuttavale mina ei hakkaks mõõkade 7 õiget pidi ühtegi mingit oma salajuttu ja eluunistust kohe südamelt ära rääkima. Ma kõik oma ideed ja mõtted ja plaanid ja soovid hoiaks väga nagu endale. Ainult teada-tuntud turvalised ja hästi nagu sind toetavad inimesed, ainult nendele ma nagu räägiks. Sul on ideid väga palju, sul on inspiratsiooni haldes, saudebaas, mis on väga nagu ideede rohke seiklusimuline kaart, mõõkade äss, mis võib olla ka väga sellised, kuule, hakkan nii tegema, see on nii hea mõte, vaata, hästi nagu siuke kaart, eks ole. Ja ma valiks nendes kaartides hoolikalt, kellele ma seda jagan, kellele ma oma rõõmu nagu jagan või et kui sa räägid sõbrale, et issa, mul läks nii hästi või et mind kiideti või et mul on suur kordaminek ja sõber läheb sellest väga nagu mossi kuidagi või kadedaks või vihaseks, siis on see ka ohumärk. Kadedus ja väike nagu kadedus ja imetlus on tegelikult sama asi, lihtsalt üks on negatiivsem, teine positiivsem mõnge, aga kui see on ohumärk nagu selles suhtes, et väike kadedus on normaalne, aga inimesed peaksid ikkagi suutma, et kui ta on su sõber, siis ta peaks ikkagi suutma olla nagu õnnelik sinu üle, et kui ta juba läheb nagu liiale sellega kuidagi või et hakkab veel nagu selliseid
torkeid nagu tegema või et ütleb nagu komplimente, mis tegelikult on nagu varjatud mingi solvang. Noh, see on mõõkade 7 ja see ei ole hea kaart, on ju. Et meil tuleb võib-olla välja öelda, piire seada, minema jalutada, midagi tuleb nagu temaga teha. Meil tuleb nagu, et kas öelda välja rusikaga lauale lüüa, et see ei kohtle mind nii, tema valed ka päevavalgele nagu tuua või öelda ühel hetkel niikuinii kõik, et kui inimesed valetavad, taga räägivad, mõõkade 7 niikuinii tuleb välja ühel hetkel. Ja õnneks ei ole nagu mingi suur asi, aga no see on nagu piisavalt tüütu ja häiriv ja et see piisavalt mõjutab tegelikult meid emotsionaalselt negatiivselt, on ju. Alternatiivselt. Enne ma ütlen ka selle ära, sellepärast sul ongi see armadillo siin, sest tema ongi nagu piiride seadmine, eks ole. Sa ei käitu minuga nii, mina sinuga enam tegemist ei tee. Kui sa niimoodi käitud taga räägid, siis ma ei soovi olla su sõber. Vaata, et me peame nagu välja ütlema piire seadma, peame kas ütlema mulle ei sobi või et panema bloki peale või et me peame nagu ennast kaitsma või et nagu neid piire nagu tekitama. Alternatiivselt siit tuleb järgmine sõnum. Armastajad on meil selle mõõkade 7 koos väljas. Ja meil on ka see armastuse kaitseingel, eks ole. Siis armastuse kuu on ka et see on väga suur armastuse kuu teile, valik number 3. Kes on vallalised, armastaja toob meile uue väga-väga tugeva partneri, hingesugulase, me armastates oleme vastandid või väga erinevad, välimus on erinev või siis meie kultuuriline taust on väga erinev või olemegi vastandid, üks on nagu introvert, teine on ekstrovert näiteks on ja iseloomud on erinevad, võib-olla ta erineb väga palju ka sinu tavapärasest tüübist või sa ei arvanud, et sa hoopis sellist inimest nagu vaatad, osadele teist võivad ka armastajate kaart võib tähendada 2 valikut või 2 partnerit nagu korraga, kelle vahel sa nagu valid, et vali siis enda südamega, mitte nii nagu teised ütlevad, et vali see või et ela enda elu nii, eks ole, vali see enda jaoks. Siis armastajate kaart toob vallalistele uue suhte, uue partneri. Meil on ka armastuse kaitseingel, mis ka toob armastust ja ka selle uue suhte sulle. Ja mõõkade 7 siin kõrval lihtsalt tähendab nagu sellist salajast austajat või tead, ta alguses nagu teeskleb, et me oleme lihtsalt sõbrad või et mõnikord mõõkade 7 üritab jätta endast nagu paremat muljet, vaata, et et ma olen ikka nii lahe ja edukas, tegelikult süda on nagu siiras ja süda on hea nagu koha peal, aga tead, suhte alguses me kõik üritame endast väga head nagu muljet jätta ja mõnikord mõõkade 7 see kukub välja natuke kui, et ajab ennast puhevile, vaata. Ja aga mõnikord mõõkade 7 on ka see, et sa tead juba või tunnetad juba, et sa meeldid talle, aga ta ei ütle nagu väga välja seda ja aga samas midagi siin nagu õhus on, aga mõõkade 7 ütleb, et ei, me oleme lihtsalt sõbrad, kuigi tegelikult juba tahab enamat ja vaata et siin võib natukene ka sellist energiat olla, aga sellel juhul see mõõkade 7 ei ole nagu halb kaart, ta on lihtsalt nagu soov veel hoida natukene nagu mingisugust maski nagu ees, eks ole, või et ja mõnikord ongi hea nagu rahulikult neid uusi suhteid ka siis avada, et me ei pea kohe nagu 0-100 minema. Kes on suhtes, armastajad on väga-väga tugev hingesugulaste armastuse kaart. Me oleme küll vastandid ja võib-olla erinevused rikastavad alati nagu suhet. Meil tuleb ka väga palju õppida teineteise kiiksudest ja imelikest külgedest paraku selles armastajates, aga armastajad on loodud nagu koos olema. Ta on hästi tugev hingesugulaste energia, väga olulised partnerid ja inimesed meie elus, aga armastajad peab tegema mingi otsuse. Kas meil on vaja uut kodu, kas kolime ära, kas vahetame tööd, meil on vaja koos paarina mingisugune suur otsus teha, võib-olla on see ka laste sünniga näiteks seotud, kohtumõistmine mõnikord ka vaata selle ukse meie elus. Ja siis meil on selle suure otsuse kaardi kõrval mõõkade 7, mis on pea liiva alla peitmine ja otsuse ignoreerimine. Ja te võib-olla olete kaua aega juba seda teinud, võib-olla kõnnite nagu 2 kassi ümber palava pudru, aga keegi putru sööma nagu ei hakka, vaata, et muud kui tiirutate, aga keegi midagi ei ütle, ühtegi sammu nagu ei tee. Ja on oluline teada, et see olukord jääbki igavesti kestma ja aina hullemaks läheb. Te peate ise selle otsuse tegema, sa pead võtma vastutuse ja tegema selle otsuse, eks ole, et kas on see koduga seotud, on see tööga seotud, kus me siin edasi lähme, mis on meie tulevikuplaanid, on mingid teemad, mida te väldite. Mõõkade 7 on, ei, kõik on korras, kõik on nii hästi, aga tegelikult midagi nagu on meil vaja siin otsustada, selgeks rääkida. Tegelikult see ei ole nii hull. Sest mõõkade äss on juba kohe järgi, mõõkade äss ongi see selgus ja see klaarsus ja et kuidas me varem selle peale ei tulnud, et me saame hoopis niimoodi teha. Ja mõõkade äss, nagu kõik ässad, eriti kui ta on kohtumõistmisega koos meil laual, mõõkade äss avab uue ukse, samuti kohtumõistmine. Uus töökoht, uus elukoht, uus suhe.
Mõõkatähs on rohkem äriga ja tehingutega ja lepingutega seotud, ehk siis tema niivõrd võib-olla suhetest ei räägi, aga mõnikord on ta nagu see idee või inspiratsioon või selgus või et see inimene, kellele sa meeldid, lõpuks kirjutab sulle või ütleb midagi, võtab ennast kokku, et mõõkatähs ju toob nagu informatsiooni ja klaarsust ja selgust. Mõõkatähs võib tuua ka nagu uue töölepingu, uue töökoha kohtumõistmisega koos, eks ole. Ta on nagu lepingu sõlmimine, alla kirjutamine või et täiesti uus nagu selline raha teenimise kanal. Ja mõõkatähs võib olla ka seesama kinnisvaratehing või et kolite, ostate, üürite nagu uue koha, et mõõkatähs on väga head lepingud, väga head tehingud, läbirääkimised ja uute uste nagu avanemine. Mõõkade element on rohkem nagu selline strateegiline, loogiline, mõtleb nagu ajudega läbi, tegelikult tundub hea otsus, teeme ära, eks ole. Et rohkem nagu siis selline teema. Ja rahast üldse rääkides, meil on ka siis kuu oraklikaartidest, siis kasvav kuu, maa elemendis kaart number 2 kaardid tavaliselt tähendavad kahe asja vahel ka siis nagu valikut ja otsustamist ja selle kaardi nimi on stabiilsus. Ehk siis nad niivõrd paljud tegelikult valik number 3 sul ei ole nii palju näiteks karjääri või rahakaarte nagu eelnevatel valikutel välja tuli. Aga see tähendab seda, et sul on lihtsalt kõik väga stabiilne. Midagi sul halba ei juhtu, aga võib-olla ka sellist suuremat hurraad ka ei teki, eks ole. Aga stabiilsus ju on väga-väga hea märk, on ju, ja võib-olla ka hea uudis neile, kes on tundnud, et siin lähiminevikus on olnud asjad väga lippadi-lappadi teilt nende rahaasjadega või et on olnud hirmu või ärevust raha pärast, et siin saate jalad alla, tekib rohkem nagu sellist turvatunnet ja stabiilsust selles ja kasvav kuu ja eriti maa elemendis see ongi hea nagu selline seemnete mulda panemise nagu aeg, otsustada, plaanida, võtta uued sihid koos, eks ole, partneriga, võib-olla ka sulle äriliselt, rahaliselt, eks ole, et panna seemned mulda, õppida, arendada midagi, plaanida ja siis kohtumõistmine, mul on tunne, et selles kuus sa nagu neid pisikesi samme juba teed, tibusammud ja plaanid tekivad, on ju, ja siis järgnevad kuud toovad need reaalsed suuremad praktilised muutused ja ümberkorraldused tänu sellele. Sul on ka tervise suhtes väga-väga hea selline tervendav kaart. See on peaingel Rafael ja tema siis ütleb niimoodi, et ma aitan sul tervendada sinu füüsilist keha ja ka väljakutseid sellega seoses nii sinus kui ka teistel sinu ümber. Sa oled tervendaja nagu minagi. Et meil on kõigil võimalus ja võimalik ise ennast tervendada. Me peame ka selles kaardis üle vaatama seda, et siin on nii endal kui ka teistel, et sa võib-olla aitad palju teisi ja poputad ja hellitad neid, aga sul tuleb endale nüüd see fookus tagasi keerata. Ja toitumine, liikumine, uni, vaata meie harjumused tuleb nagu üle vaadata, et kuidas me enda keha nagu kohtleme. Aga üldiselt, kui see kaart tuleb välja, siis on tavaliselt oodata nagu sellist väga head tervendust nagu kehale, füüsiliselt sa muutud ise ka kuidagi vitaalsemaks ja rahulikumaks ja kuidagi keha tunneb ennast paremini ja hästi tänu sellele ka rahaasjad voolavad meil paremini. See on hea kuuga alustada näiteks mingi spordialaga või trenniga, et see sauade baas on sul ka väljas, mis on väga aktiivne ja lustakas nagu kaart, ta tahabki palju liikuda, on ju, et selline mõnus kuu, kus keha ka saab ennast nagu hästi tunda. Ja see Armadillo ka, ta küll räägib nagu sellist enesekaitsest, aga see ei ole enese lukku tõmbamine. Tal on lihtsalt selline paks koorik ja kõva kiht on tema peal ja sellest ta ei lase igasugust jama enam nagu läbi. Et sul on väga tugev sõnum, sest sul on see mõõkade 7 väljas, mis on tihti nagu siuke, et inimesed valetavad või susserdavad midagi meie ümber kokku. Siis on see kohtumõistmine tagurpidi, mis on väga nagu kritiseeriv ja kadestav nagu kaart sinu suhtes ja sa õpid rohkem nagu ennast kaitsma või sa ei pane seda jama enam tähele või sa õpid sellega paremini nagu toime tulema. Võib-olla sa õpid ka endale keskmist sõrme näitama ja rohkem nagu välja ütlema, mis sa nendest nagu arvad, et sul tekib rohkem nagu sellist enesekindlust ja tugevust ja tea, et sa oled hästi ka universumi poolt hoitud ja kaitstud. Ja siia lõppu ma ütlen ka sellist sõnumi, kuna sul on kohtumõistmine karikate 8 mõlemad tagurpidi, reisiplaanid võivad muutuda. Ja võib tekkida veel selliseid ootamatuid erroreid ja mingisuguseid olukordasid siin maailmas ka, et ma teatud riikidesse minna enam ei saa. Sellised asju võib ette tulla, sest kohtumõistmine tagurpidi tavaliselt sulgeb mingi värava või et nii-öelda gate või värav on ju ka nagu siis lennujaamaga on ju seotud. Ja karikate 8 tagurpidi on see, et me ise oleme ka ehmatunud sellest või kuidagi me peame kiiresti mingi plaanid nagu ümber mõtlema. Et seega ma tahaks ikkagi nagu öelda seda, et pigem kui sa tahad reisida, hästi siin on reisimise energiat väga ilusad sul väljas, aga ma valiks väga turvalised ja nagu teada-tuntud turvalised kohad.
Muidu võib siin olla palju sekeldusi selles kohtumõistmises ja karikate 8 tagurpidi. Vot niimoodi, valik number 3, võtame ka siis sinu märtsikuu olulised tähemärgid. Siin laua peal on siis meil väljas sauade baas. Tema siis esindab sellised nooruslikud, nooremad tulemärgid, jäär, lõvi, hambur ja meil on ka armastajad, mis on kaksikute siis isikukaart. Meil on uuesti ka väljas kaksikud, ma mõtlen ja sõnn, ma oman. Nii et väga-väga äge ja valik number 3. Võtame ka siis sinu märtsikuu olulised siis kuupäevad, et millal miski juhtub või sinu ellu tuleb. Et sellised olulised märtsikuu ajapunktid ja seni, kuni ma neid numbreid siin siis avan, siis ma tahan sulle rääkida ka sellest, et tiiutarats.ee lehel on siis, nagu ma ütlesin, mida toob kevad, märts, aprill, mai, selline lugemine on sinna äsja ilmunud, et kui sa tahad siis piiluda ette, et mida kevadekuud sulle toovad, siis sa saad seda sealt teha. Ja seal on ka lugemine, mida toob aasta 2026 näiteks üleval ja seal on ka väga palju nagu teisi lugemisi, need on töö teemal, raha teemal, karjääri teemal, armastuse teemal, suhete teemal ja kõikidel teemadel, mis saab nagu ette tulla. Et saad neid kõiki videoid vaadata, kui sa tunned, et see märtsi video hästi sinuga haakus, saad neid kõiki videoid siis vaadata tiiutarats.ee. Aga sul on siis välja tulnud 1. märts. Ma filmin seda videot paraku 3. märtsil, sest ma enne ei jõudnud, seega seda numbrit me natukene sinne siis ignoreerime, see on juba olnud. Järgmine on siis 6. märts, 12. märts, 13. märts, 15. märts, 16. märts, siis on meil 21. märts, 28. märts, 30. märts ja 31. märts. Vot niimoodi, valik number 3. Ma loodan väga, et sa aitas sind, andis sulle mõtteainet. Ma loodan, et see tuleb hästi vinge, tore, imeline, vahva märtsikuu. Ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau!